Ja võimegi alustada. Tere tulemast kõigile siia Randvere koolisaali, kallid külalised, randverelased lähedalt ja kaugelt ja tere tulemast kallid kandidaadid ja täna saame öelda ka tere tulemast kõik, kes siis Randvere külaseltsi kodulehel vaatavad seda otseülekannet ja siis kõigile ka teadmiseks, et me ka talletame selle video ikka selleks, et kui näiteks teisel aastal hakkavad lubadused meelest ära minema, siis võite ise vajutada nuppu ja võite kogu oma jutu sealt kenasti üle lugeda. Niisiis, Randvere külaselts pidas plaani ja mõtles. Lugesime valimislubadusi, programme ja vaatasime suuri plakateid ja väikeseid postitusi, vaatasime vestlusi ja kuulasime maad. Ja saime aru, et otseselt Randvere külale ei ole piisavalt tähelepanu suunatud ja otsustasime teha suurejoonelise debati. Kuid meie seas ei ole professionaalseid debatijuhtijaid, külaseltsi toetus on ääretult madal ja me ei saa ka debatijuhti siia kutsuda, seetõttu me teeme seda kõiki külaseltsi oma jõududega. Kristlin Nagel, Aivar Tooma, Tõnis Rebane ja Kiiti Teiman. Siin on veel kaamera taga veel Taavi ja Silver on meil ka, nii et meil on suur hulk abilisi siin, kes aitavad selle nii-öelda kuulamise ellu viia. Mille pärast me nimetame seda kuulamiseks, sellepärast et debatiks tõepoolest me ei ole professionaalsed debateerijad, vaid me kuulame ja kui kuulamise käigus tekib küsimusi, siis me küsime ja loomulikult ka kuulame. Mida veel öelda? Selleks, et tekiks küsimusi, see on suunatud nii saalis olijatele kui ka interneti teel meie õhtut jälgivatele inimestele, siis teadke, et see QR-kood telefonis, mis praegusel hetkel ripub ka saalis üleval, aga mille link on ka siis evendi all, ehk siis, ma kogu aeg kutsun teda Siloks, aga ta on Slido, et Slido link on seal all, et nii, et kõik küsimused, mis vestluse käigus tekivad, siis olge lahkesti, neid saab julgesti esitada, peaks võtma need QR-koodid ripuvad siin, kellel on vaja lähemale anda ja telefon ei võta, siis kindlasti need küsimused esitage palun. Hulgaliselt küsimusi on ka saabunud ja selle jaoks, et need hulgalised küsimused saaksid ka natukene kokku surutud või nii-öelda päevakorda surutud, selle jaoks on siis ka meil siin laua taga abilised. Pikk jutt. Ma palun Aivaril, et ta selgitaks meie tänase õhtu reegleid, et me mitte ainult ei kuulaks soolosid, vaid tekiks kena kuulamise ja ärakuulamise ja dialoogi tunne, siis Aivar loeb ette need reeglid, mille me juba selle ürituse loomise alguses panime kirja. Nii, suur tänu sõnavõtu eest ja loodan, et kuulete, tähendab kõigepealt, kõige esimene reegel. Me oleme haridusasutuses ja lisaks sellele, et kindlasti siin piirkonnas ei tohi teha suitsu ja tarbida vägijooke, kindlasti siin ei tohi ka ropendada ja kindlasti siin peab jääma viisakaks. Et teeme nii, et me oleme mõnusalt ja me läheme lahku sõpradena, et pärast siin metsas kuskil ei oleks duelli. Mina sekundandiks ausalt ei tule. Järgmine on see, et me üritame pidada ajakavas kinni. Me kõik oleme pereinimesed ja tahaksime, me oleme pannud niisuguse plaani paika, et me tahaks olla kell 8 oma kodudes. Kes laste juures, kes abikaasa juures, elukaasa juures, mida iganes. Ehk et peame ajakavas kinni, selleks on siin niisugune kell. Selle kella peal annab väga täpselt panna. Praegu panin 3 minutit ja ma usun, et ka kõige viimane näeb seda ilusti seda, et kuidas see punane läheb järjest 0 poole ja jälgime seda siis ja ta teeb niisugused hääled.
siis kui me siin laua taga tunneme, et asi läheb natuke üle käte, siis on niisugune, kui seda kuulete, siis paluks samamoodi vaikust. See, et lindistatakse, see juba räägiti ja nagu otseselt olekski vist kõik, välja arvatud see, et nüüd teeks ära selle kõige esimese loosimise, et alati esimesena on tulla ju kehv, räägitakse niimoodi, me ei tea, et me loosiksime praeguse hetkel selle tutvustuse esialgse tutvustuse minutilise järjekorra ja pärast selle 3 minuti, kuidas see täpselt nimetusega oligi, valimisprogrammi tutvustus 3 minutit. Et loosiksime selle järjekorra ära, et palun, siin on sedelid. Ja võib-olla siis ka, kui ma siin olen, et kui keegi on online'is praeguse hetkel, et palun andke väljaspoolt seda ruumi teada, et kuidas te näete, kuidas heli on, kas te kuulete, kas te näete täpselt ilusti, siis on meil tagasisidega nagu sellest majast väljaspool, et suur tänu. 6 ja 9 on ära tuntav, Kas võis tekkis küsimus, et kumb on 6, kumb on 9? Saame hakkama. Nii, head sõbrad, nüüd siis number 1, kellel käsi püsti. Ei, miks ülevalt poolt all? Sa oled number 1, siis sa... Oota. Mis me tast enam nummerdame? Nii. Valimisliit Vali Viimsi, parandage kõvahäälselt, kui ma eksin, on sellel korral kohalike omavalitsuste volikogude valimisel väljas 22 kandidaadiga ja see on siis Viimsi vallas üks suuremas kandidaatide arvuga väljas olemine ja siis Vali Viimsi, kuidas siis öeldakse, valimisliidu juht Anton Van Rens, sinu nii-öelda programmi tutvustus algab ja ennem, vabandust? Minut läks. Selge, tervist. Jah, tervist. Hakkab nüüd. Jaa, tervist. Mina olen Anton Van Rens, valimisliit Vali Viimsi. Me ei ole, tegelikult meie nimekirjas ei ole nagu üks pikkemaid Viimsi vallas, vaid on kõige pikem Viimsi vallas. Et mina siis olen kolinud Viimsisse aasta 2005, olen siis siin elanud 20 aastat hetkel, 4 last, käin Tallinnas tööl, elan Haapneemes, olen Viimsi elus põhiliselt olnud aktiivne hariduselus, hoolekogudes, Viimsi lasteaedade hoolekogus ja Viimsi ja Haapneeme kooli hoolekogudest. Ja minu soov on tegelikult ja minu motivatsioon on see, et mina tahaks, et Viimsi säiliks sellise rohelise, sõbraliku, hooliva kogukonnana ja kus siis kõigil lastel oleks kooli lasteaekoht ja kus kõigil eakatel oleks ka hea olla ja ei oleks liiga palju üksi. Ja nüüd mul on aeg üle. On küsimusi? Aitäh! Läbi? Sa oled Ma võin veel edasi rääkida, kuidas Viimsi elu saab veel edendada, aga ma saan veel 3 minutit. Me saame veel rääkida ja me saame küsimuste taustal, ilmselgelt kogenud inimesena oskad sa küsimuste taustal veel oma valimisliitu tutvustada. Kes on number 2, palun? Mati Mätlik, Eesti 200. Tere tulemast ja kui Aivar ütleb, et aeg on käes, siis palun. Tere, Eesti 200, kohaliku brändiga Viimsi 200 ja meie programmi sissejuhatav osa on järgmine. Viimsi 200 loob põlvkonna Viimsi, uue põlvkonna Viimsi. Viimsi, kus nähakse võimalusi seal, kus teised näevad takistusi. Viimsi, kus tehakse tulevikku suunatud otsuseid. Uue põlvkonna Viimsi ei vastanda noori ega vanu, vaid ühendab põlvkondi ühise usuga Viimsisse. Turvalisse ja konkurentsivõimelisse kogukonda, kus inimesed on haritud, terved ja õnnelikud. Viimsi 200 loob Viimsi, kus inimeste elukoht... aitäh!
Igal juhul veel kord, et kiire just tutvustuse voor, et siis mida parasjagu rääkida on, seda te räägite, te kasutate oma minutit täpselt selleks, milleks te paremaks peate. Number 3, kes on meil Jaak Sepp, kogukondade Viimsi, veel kord ütlen siis, et täpsustuseks, et siis erakond või siis Eesti Viimsi 200 siis ma saan aru, jah, 17 kandidaati kohalike omavalitsuste valimisel väljas ja kui me nüüd räägime kogukondade Viimsist, siis 14 kandidaati, üks nendest Jaak Sepp, sinu lühike tutvustus, palun. Tere kõigile, nimi on Jaak Sepp ja esindan kogukondade Viimsit. Ja mis kogukondade Viimsi tegelikult on? Me oleme paljudele seletanud ja inimesed on ka aru saanud, et tegemist ei ole erakonnaga. Tegemist on kodanikuühendusega, kelle eesmärk on ellu viia just nimelt neid tegevusi, mida me kõik igapäevaselt teeme. Me oleme ühed teie seast, me käime koos poes, me käime oma lastel koos lasteaias järgi ja me elame ja hingame koos. See tähendab seda, et me olemegi üks kogukond. Ja meie eesmärk on ikkagi see, et me saaksime kogukonnana viia täpselt neid otsuseid ellu, mida kogukond soovib. Et see ei oleks puhas ametnike või kitsa kilpkonna rida, et me saime teie hääled ja nüüd me teeme, mida tahame. Ei, ka peale valimisi tuleb meil koos edasi minna ja just nimelt meie kogukonna huvides ja ainult niimoodi me saame sellest Viimsist teha seda, mida me ootame. Me ei tohi unustada üksteist, me ei tohi unustada meie ettevõtjaid ja soove, aga kõik otsused peavad tulema kogukonnast ja nende otsustega ja seda me ka teeme. Suurepärane, täpselt mõõdetud aeg. Ja nüüd siis number 4, palun, kelle käes. Eesti Keskerakond, Annika Vaikla ja kui sa oled valmis, siis mikrofon on sinu. Jaa, tere head Randvere kogukonna liikmed ja head kaaspoliitikud. Mina olen Annika Vaikla ja olen Viimsis elanud alates 2004. aastast. Mul on 3 last ja oman ärijuhtimises kõrgharidust. Olen töötanud enne poliitikat ettevõtluses personalijuhina ja palju panustanud ka vabatahtliku töösse triatloni korraldamisest kuni rahvatantsu üritusteni. Aga jah, poliitikas tulin läbi külavanema nii-öelda ameti, et seal minu hea sõbranna Urve kutsus mind ja täna ma olen siis Keskerakonna volikogu aseesimees ja Viimsi osakonna juht ja ka Euroopa Nõukogu omavalitsuste esindajate kongressi aseesimees. Olen pühendunud sellele, et Viimsi oleks koht, kus inimestel on hea elada, töötada ja puhata. Olen südamega kogukonna inimene, mul on oluline avatus, koostöö ja inimlik lähenemine otsustes. Suurepärane, siis Annikaga koos siis minu andmetel 17 võimalikku muud valikut peale Annika. Niisiis, järgmine number peaks olema minu arvestuste kohaselt number 5. Ja tegemist on siis Rauliga, kes esindab siis parempoolseid ja siis ma ütlengi, et kasutage see minut just enese tutvustamiseks, sellepärast et väga paljud inimesed on meil siin pea-jala juures olnud, et just, et kes te olete, kust tulete ja kasutada ka siis 1 minutit enese tutvustamiseks. Hea Raul, parempoolsed, mikrofon on sinu. Tere, mina olen Raul Raudsepp, mina olen 2001. aastast Kelvingi elanik, mis teeb siis kuskil 24 aastat pluss siin elanud. Töötan Tallinnas, olen ettevõtja, enne seda olen töötanud palgatööl siis nii väikestes kui suurtes Eesti ettevõttes, ka rahvusvahelises kontsernis ja nüüd viimased 11 aastat olen IT-ettevõtja ja ise asutasin selle ettevõtte siis 11 aastat tagasi. Olen 3 tüdruku isa ja hariduselt olen siis IT ja siis ka majanduse magister. Ja lisaks siis sellele, et ma ettevõtluses töötan, et olen Viimsis ka natuke juba kaasa löönud, et olen aasta aega pluss Kelvingi külavanem. Suurepärane, aitäh, Raul. Parempoolsed on oma 1 minuti kuulsust praegusel hetkel saanud ja kes on järgmine number meil. Siis veel kord, et Eesti parempoolsed nimekirjas 11 võimalikku valikut, siis Eesti parempoolsed ja Raul oli teie ees. Järgmisena saab sõna Eesti Reformierakond, siis
kelle vahel on siis võimalik 21 erineva kandidaadi vahel valida. Niisiis, aga Alar Mikk, Reformierakond, mikrofon on sinu käes. Aitäh ja tänan kutsumast siia. Esindan siis meie kohalikku reformitiimi. Meil on palju tegusaid inimesi ja kui siin teised ka tutvustasid, et kaua nad siin elanud on, siis mina saan öelda, et mina olen 12. põlvkonda viimsilane. Praegu on 42-aastane, pärit Leppnemest, elan ajaloolises Kaluri talus, mere ja metsa vahel. Ja kuna see on looduskaunis koht, siis loodus ja keskkond on need väärtused ja põhimõtted, mis minu tegevust on kujundanud ja kujundavad ka töös. Ma olen siin õppinud, töötan siin, et võib öelda, et tunnen Viimsi nurgataguseid ja tunnen Viimsit läbi ja lõhki. Olen abivallavanema kohal olnud 4 aastat, et need on tegusad aastad olnud, see oleme Viimsi valda toonud 7 miljonit välisrahastust ja kogukonda paremaks kujundanud. Suur aitäh, Alar ja Priit. Isamaa erakond peaks, on see nii? Oli täpselt, just. Täpselt nii. Mikrofon on sinu. Mina olen Priit Robas, mina esindan Viimsis Isamaa Viimsi osakonda. Olen olnud 8 aastat külavanem, olen olnud 2 korda volikogus, olen olnud volikogu esimees. Mina olen algatanud Randvere kooli ehituse, ma olen algatanud Randvere kooli juurdeehituse, ma olen algatanud Randvere küla traditsioonid, jaanipäev, koristustalgud, vabariigi aastapäev. Ma olen seisnud kõikide Randvere asjade eest, nii et selline see on. Omalt poolt võin ütelda, et ma olen 3 lapse isa, pesamuna käib täna Randvere koolis, 2 poissi on ülikooli lõpetanud, juhin pere- ja logistikaettevõtteid, olen juht, meil on meeskond 250 inimest ja see on Isamaa eest täna siin. Bravo, Priit! Ja kuigi meie ees peaks olema 10 inimest, siis täna me ei saanud kirjalikku vastust EKRE-lt ehk Eesti Konservatiivselt Rahvaerakonnalt, kellel on 11 saadikut. Me ei saanud vastust, miks nad siin ei ole, küll me ei saanud nendelt vastust. Meil puudub ka igasugune kontakt üksikkandidaadi Janek Murakaga, ka temalt me ei saanud vastust, nii et me ei oska kahetsusväärselt öelda, miks ta täna siin ei viibi. Küll aga siis Sotsiaaldemokraatlik erakond on siis meile saatnud oma põhjenduse ja oma lühikese tutvustuse, esiteks, et miks nad siia ei jõua ja teiseks, mida nad tahavad meile selle 1 minuti jooksul öelda. Ja et olla detailides täpne, siis ma loen selle pöördumise ette. Tere! Kutse käes ja formaat sümpaatne. Sotsiaaldemokraadid neil valimistel Viimsis ei osale üheski tasulises debatis. Solidaarsusest osaleme Viimsi taluturu korraldataval tasulisel väljanäitusel, mis pole otseselt poliitiline debatiüritus, vaid pigem kogukonna trehvamine. Oleme Randveres meie poe ees omi ideid ja valimislubadusi elanikele tutvustanud ning korra on see ka veel enne valimisi plaanis. Edastan sulle kuupäeva, kui politseiga avalik ürituse lõplik kooskõlastatud. Selge, aitäh talle. Randverega seotud 3 põhilubadust on lasteaia ning kooli kohandamine vastavalt nõudlusele, teiseks lastele kogu päeva mänguväljaku rajamine ja 3. rannaala arendamine. Muud programmilised seisukohad on universaalselt ülevallalised. Ootame heal meelel ka randverelaste endi ettepanekuid piirkonnas, mida muuta, mida parendada. Tänu, Hanno Matto. Mul on palve, et ärge kohe minge, sajab. Niisiis, sõbrad, me oleme kenasti tuttavaks saanud ja ma loodan, et meie tänased kõik tehnilised vahendid töötavad ja suurepärane. Ja praegusel hetkel siis on nüüd see 3 minuti kord, kus me saame väga selgelt natukene pikemalt peatuda nii-öelda valimisprogrammil, kuid siinkohal mul on kõigile palve, et jätame sellised golfihoovused ja sõja lõpetamine Aafrikas pooleli, vaid hoiame natukene rohkem seda fookust, tänast fookust kenasti Randverel,
sellel Randvere kogukonnal, et ma mõistan, et ükski küla ei ela ilma keskvalitsuseta ja väga suured otsused mõjutavad ka iga väikest küla, kuid tänane päev on meil ikkagi, tuletan kõigile meelde, Randveres ja ma usun, et te suudate hoida seda temaatikat Randveres. Ja nüüd on siis vastupidises järjekorras, ehk et see, kes alustas eelmine kord, oli kõige viimane, ehk siis, kui me vana silm mind ei peta, oli see Priit, Isamaa, ja nüüd siis sinu 3 minutit ja ma annan väikse kommentaari ka veel ette. Mul tegelikult natuke on sassi läinud, et kogu asi hakkas ju sellest, et Revo tegi ettepaneku, et Randvere kandidaadid tulevad, räägivad Randverest. Siis selleks, et kõik erakonnad tulevad, räägivad minu arvates Viimsist ja nüüd on uuesti fookus Randverel. Vahet ei ole, ma võin alati Randverest rääkida. Suurepärane. Mina tänan absoluutselt kõiki netikommentaare. Vabandust, Priit. Kõik netikommentaarid on suurepärased. Selle korraldas mitte Revo Tiik, vaid Randvere külaselts. Ja me otsustasime, et me teeme selle sellisel kujul. Me ei tea, mida keegi kuskil mõtles, mida keegi kuskil arvas. Priit, sinu aeg jookseb praegusel hetkel. Oled kasutanud sellest juba terve minuti. Jüri, sina kasutasid minu eest, aga ühesõnaga Isamaa erakonna poolt Randveret puudutavad situatsioonid või siis eesmärgid on väga selged. Me tegelikult tahame ehitada Randvere kooli lõpuni välja, täpselt niiviisi, nagu me algselt planeerisime põhikoolina. Tegelikult selline põhikooli lahendus on olemas, projekteeritud, dokumendid on olemas. Me tahaksime, et Randvere lapsed saaksid haridust põhikooli tasemeõppes kõikides õppeainetes Randvere koolis. Meie selge lubadus, plaan, asi ära teha. Teine teema seondub meie staadioniga. Isamaa erakond on 2 korda algatanud selle staadioni rekonstrueerimist. Esimene kord tegime kooli, raha ei olnud, tegime miinimumi. Järgmine kord täiendasime, saime juba päris hea staadioni. Tegelikult me näeme, et kool on suur ja tegelikult staadion vajab lõpuni välja ehitamist. Need on otseselt Randveret puudutavad asjad, mis on Isamaa valimisprogrammis sees. Lisaks sellele me soovime idakaldale teha hobisadama ja me näeme seda, et järgmises vahetuses me jõuaksime ära selle projekteerida. Ehk siis kogukonna arvamus, soovid ja ära projekteerida selleks, et idakaldal oleks hobisadam. Tegelikult on ka reaalsed ettepanekud olemas, kuhu seda teha, aga tegelikult peab kaasama kõiki. Nii, meie Isamaa erakonna poolt on valla põhimõttes on üks hästi suur teema. Me tegelikult tahaksime valla juhtimisstruktuuri ja teenistuskohtade arvu ja põhimõtted üle vaadata. Tegelikult nagu riigis, täpselt samamoodi tegelikult tahaksime ka vallas tegelikult kokkuhoidu leida, hoida raha kokku. Võib-olla on kõik hästi, aga ma arvan, igas organisatsioonis tavaliselt juba 10% on võimalik protsesside parandamise läbi kokku hoida. Ma arvan, et seda on võimalik teha, tahaks näha, kuidas asi toimib, panna paremini tööle, samamoodi käia kõik valla täna toimivad ettevõtted üle, kust on võimalik kokku hoida, kuidas on võimalik protsesse muuta ja tegelikult vaadata üle, kas vald peab kõiki neid teenuseid, mida me täna pakume, kas neid peab pakkuma, sest et võib-olla on vaja midagi kusagilt muuta. Nii, koduomaniku ja valla puhul meie üks prioriteet on see, meie jaoks punane joon, kõikidele valijatele võime rahulikult välja ütelda, meie seisame selle eest, et maa-alune maks ei saaks maksustatud. Okei, ma olen sellega nõus, täna on vald teinud otsuse kompensatsiooni meetmena, et justkui meil maamaksu ei oleks, aga meie seisame, et see on meie punane joon. Me ei ole sellega nõus, me tahame, et inimeste kodualune maa oleks kindlasti alati ilma maamaksuta, selle eest seisame. Hariduse poole pealt me ei vaata tegelikult ainult Randveret, tegelikult vaatame tervet Viimsit ja tunneme kõik seda valu, et meie lapsed peavad minema millegipärast gümnaasiumitesse linna ja siinkohal peab vald kindlasti tegema sammukese riigile lähemale ja leidma selle lahenduse, kuidas me saame gümnaasiumi kohtade laienduse Viimsi oma lastele teha Viimsis. Sest et esiteks meie oma lapsed, teiseks lõppkokkuvõttes see õpikvaliteet ja see, millele me kulutame lõpuks selle aja, see on vaja leida lahendusena. Ei hakka kohe kõiki neid mõtteid siin rääkima, mõtted on olemas, kuidas sellele asjale läheneda. 3 minutit on täis, suur aitäh, Priit. Kui iga inimene kasutab seda väga täpselt konkreetselt võimalusi, oma aega täpselt sellele küsimusele, millele osas ta tunneb kõige suuremat valupunkti, nagu Priit konkreetselt tunneb suurepäraselt Randvere küla, siis see võimalus on tal olemas. Ma täiendaks nii palju siit kõrvalt, Jüri, et me absoluutselt ei pahanda, kui te võtate Idaranniku. Randvere on keskus, seepärast, et siin koolis näiteks ju käivad Tammneme lapsed, Metsakasti lapsed, Puugapoort lapsed,
Laiaküla omadki käib siin, on ju, et me ei pahanda absoluutselt selles suhtes, aga me ikkagi vaatame oma küla. Suurepärane, Priit, sa oled külaseltsi liige, alati uksed on alati avatud, tuled kohale ja panustad ka, ei ainult ei räägi, eks, et tegid kunagi. Nii, 6 on... Jaa. Et 6, et lepime kokku, et pärast on Vox Populi, see on peale 8, rääkige palju tahate. Aga, vabandust, nüüd mikrofon Alar Mikule, number 6, ole hea. Jaa, meil on siis programmis päris mitusada tegevust, jagunevad siis 12 teema vahel. Aga nii nagu siin mõni eelkõneleja mainis, ka meie soovime bürokraatiat vähendada ja teatud menetlusi lühemaks teha ja võib-olla ka kulusid kokku hoida teatud protsessidelt, kus see võimalik on. Aga üldiselt Randvere külas oleme siin ka, ühel pool on metsad, teisel pool on meri, rannad, ranna heakord, rannateenused, mida arendada, metsi hoida, mis meil on, kas siis läbi kaitsealade või läbi muu kaitse. Liikumine ja liikuvus, ühistranspordiühendused, neid tuleb aasta-aastalt paremaks muuta, energia, kokkuhoid, LED-valgustus, tänavate valgustamine, mida külaelanikud on siin näha saanud erinevatel teedel, see kindlasti jätkub. Merele avatus, nagu sai eelkõneleja mainis ka sadamat siin, et samamoodi lautrikohad, merele pääsud, kus siis need mereolud soodsad on ja sobivad. Sport, vaba aeg, metsa läbi on hästi hea ühendus erinevate terviseradadega, et neid ühendusi kindlasti tasub parendada ja tuua rohkem välja külakeskusesse. Lisaks on meil eraldi tegevused seotud ka mängu- ja tegevusalade rajamisega piirkondadesse, jõulinnakud igale poole. Hariduse valdkonnas kindlasti oluline kooliga seotud tegevused lõpuni viia, alates siin sööklas kuni spordi väljakuteni, aga kindlasti oluline on õpetajaid toetada, õpikeskkonda arendada ja meil on ka soov käivitada Andekate Akadeemia laiemalt. Kogukonna kaasamises võib-olla tooks välja selle, et soov oleks teha külakogukondade kaasamise kohalike küsimuste otsustamise protsessis üks muudatus, et luua külade põhised planeerimiskomisjonid, mis siis kaasatakse piirkondade puudutavate arengute hindamisse juba varases staadiumis. Ehk esimene samm ongi, et mingisugune taotlus läbib selle piirkondliku komisjoni, et me saame sealt kohe siis selle valdkonna huvilistelt või teadetelt isikult esmase tagasiside. Keskkonnateadlikkuse valdkonnas läheme edasi ringmajanduskeskuse ja piirkondlike kogumispunktidega ja üks mobiilne punkt tuleb ka siia piirkonna, see on niisugune innovaatiline liikuv punkt. Turvalisuses jätkame kindlasti tööd, ise panustan abipolitseinikuna vabal ajal, aga ka naabrivalvet digilahenduste loomisel, et seda tuleks juurde ja piirkondlikud kerksuskeskused, et kuna Randvere on idakaldakeskus, siis see vääriks siin seda kindlasti. Sotsiaalhoolekande valdkonnas täiendame süsteemi, mis märkab abivajad ja käivitame erihoolekandekeskuse, see puudutab kõiki vallakülasid. Ettevõtluse valdkonnas üle valla, siis piirkonnakeskustes ettevõtluse toetamine. Suur tänu, siit on mõtteid kindlasti, kes kuulavad saalist ja kuulavad meid kaugemalt pärast hilisemateks küsimusteks. Ja siis minu arvestuste järgi me oleme jõudnud parempoolsete juurde. Eks, et Raul, mikrofon sinu käes ja ole lahke. Nii nagu enne rääkisin, et IT-sektorist tulen, et olen siis kogemusena igasuguseid erinevaid süsteeme ja meeskondasid käima pannud ja sellest tulenevalt oskan keerulisi olukorda lahendada ja ka kindlasti optimeerida. Et selles suhtes liiguks nüüd sõnaga siis vallavalitsuse juurde, et meie kindlasti näeksime, et see oleks läbipaistev ja kõigile arusaadav. Läks edasi järgmise punkti juurde, on see haridus. Ma olen ise
ITL-i kaudu, siis Infotehnoloogia ja Kommunikatsiooni Liidu kaudu IT Akadeemia liige, tegeleme siis IT-hariduse arendamisega, kus on nii ülikoolid kui ka need kutsekoolid juures, pluss ise olen ka kutsekooli, Viljandi kutsekooli nõukojas, et selles suhtes ma näen, et minu lapsed käivad linnaskoolis, et meil on siin koole tegelikult juurde vaja ja me näeme, et keskkooli ja ka kutsekooli siia Viimsisse võiks nagu tulla juurde. Läheks kaitse juurde, et täna on väga aktiivselt räägitakse droonidest, meie näeme, et lapsed võiksid nendega tegeleda ja õppida neid juba tuleviku jaoks. Samamoodi ka see, et kui mingist kaitsest rääkida, siis tegelikkuses lasketiiru ja sellist asja peaks ka mõtlema, sest see on tegelikult kaitseliitlastel ka kohustus, et mingi ajaga nad peavad sinna tiiru jõudma, et see asi toimuks meil. Ettevõtlus on meie erakonna niisugune keskne koht, et selles suhtes seda me tahame kindlasti arendada selle mõttega, et me ei kiusaks ja laseks nagu selle asja õitsema. Tervise poolest kindlasti terviserajad, sport, mis on ennetuse osa. Transpordist tahaksin pikemalt peatuda, et praegu on raudtee olemas siit linna, et kui me saaksime mingi valemiga koos Tallinnaga koos selle rongi panna Viimsist kas lennujaama või kesklinna käima, siis ma arvan, et selle 20 minutiga linna jõuda sõidaksid paljud. Ja teine osa transpordis on veel see, et me poolsaare peal tegelikult oleme natukene lõksus, et kui midagi juhtub, siis me tegelikult siit ummikutesse kõik jääma. Et siin peab natuke mõtlema, kuidas neid teid paremaks ja kiiremini läbitavaks teha. Kindlasti keskkonna ja energeetika osas tuleb mõelda nii päiksepatareide peale, akude peale, võib-olla ka tuulikute peale, selle mõttega, et see energia ikkagi erinevatest kohtadest tuleks. Siis on meil ilus koht, on Artium, et meie ise mõtleme seda, et see võiks olla niisugune keskus, kus kohas on igapäevased sumin ja huviringid ja võiks ka isegi olla seal meie kogukonna teater. Suur tänu, Raul. Jah, parem kui inimene igal juhul. Masina vastu ju me ei saa. Eesti Keskerakond, Annika. Palun, Annika Vaikla. Nii, Viimsi on meie ühine kodu ja siin peaks olema kõigil meil hea kasvada, õppida ja töötada ja väärikalt vananeda. Ja esiteks siis kodu kohta väärtustav Viimsi, et mida me siin siis näeme. Meie samamoodi seisame sellest, et maamaks ei tõuseks ja avalik ruum oleks korrastatud ja kutsuv. Meil on oluline, et Viimsisse tekiks väärikas selline keskusala ehk meie selline süda ja samamoodi ühistransport ja see nüüd puudutab tugevalt ka Randveret, ka Randverel oleks väga head võimalused Viimsi keskusega ja Tallinna linnaga, samamoodi meil on sellised uued transpordiühendused nagu rong, ja kui me räägime ka Muuga elanikest, siis ka Muugale peaks olema parem ühistransport just Randverega, kus lapsed käivad koolis, noortekeskuses, eakad päevakeskuses, et see transpordi teema on oluline. Ja samamoodi siis vallaruum peaks olema väga turvaline meie lastele nii-öelda kooliteel, et see niisugune liikluskorraldus peaks olema paremini korraldatud. Hooliv juhtimine, samamoodi leiame, et valla juhtimine peaks olema läbipaistev ja inimlik, mida ta ka täna on. Abivallavanemaid tõesti, ka seda meie oleme selle poolt, et saab vähemaga, nii et kui tulevased koalitsioonipartnerid on nõus seda arutama, siis meie oleme väga pardal. Ehk siis valla raha kasutamine peaks tõesti olema väga targalt ja peaks olema ka kaasatud maksimaalselt kõik välisrahastused, millega me saame valla eelarvet siis nii-öelda tõsta. Haridus ja noored, et Viimsi laps peab saama Viimsis kvaliteetset haridust, nii et ka gümnaasiumi kohti võiks olla piisavalt, gümnaasiumi kõrval peaks olema spordihoone. Meie koolid peaks olema remonditud, korras ja koolides peaks valitsema töörahu meie õpetajatel. Et me väga seisame selle eest, et vallavalitsus, hoolekogu, koolipere oleks heas koostöös ja sünergias ja lubame ka õpetajate palgaraha juurde.
Siis, mis meil on veel, huviharidus on meil hästi oluline, et ei oleks huviharidusvõimalused ainult Viimsi keskuses, vaid ka külades Randveres, Muugal. Ja me näeme, et tänane majandusolukord on selline, kus igal lapsel enam ei ole võimalik huviharidust saada, siis et loome ka vastavalt toetusmeetmed nendele. Kui rääkida veel inimestest, siis meil on hästi... Varsti jälle. Suur aitäh, kell käib julmalt ja et õhtuga edasi minna, siis on nüüd tagant valimisliit Kogukondade Viimsi. Jaak Sepp, mikrofon on sinu. Kuna ma olen ka Randvere külavanem, siis on Randvere mulle väga südamelähedane. Ma ei saagi teistmoodi. See on minu kodu ja minu asi külavanemana on teda arendada, mitte ära lagastada. Ja mis on meie Kogukondade Viimsi poolt siis tehtavad, plaanitavad lubadused, teod, eesmärgid? Esiteks, Randvere külaselts ja Randvere rahvas võitis eelmisel aastal kaasva eelarve projekti. Ja me võitsime selle ühiselt küla toel ja me teeme ka seda koos. Meil on töögrupp, kes on väga tubli ja kes seda asja ajab, aga nagu alati on puudu rahast. Eks prioriteedid tuleb ümber hinnata ja virgestusala koos laste mänguväljaku, seenioride kõige muuga, see tuleb lõpuni valmis ehitada ja me teeme seda Randvere rahvas. See on meie lubadus. Teine asi, et tore on, et ka nüüd on lõpuks üles ärganud ka meie nii-öelda kas liitlased või oponendid, kuidas keegi näeb, ja näinud, et staadion, mille nimel ma olen 2 aastat võidelnud, siia toonud olümpiavõitjaid, tippsportlasi, just näitamaks seda, et see staadion tuleb lõpuni teha. Ja selle me teeme kindlasti lõpuni, nii või naa. Ja me teeme siia korraliku staadioni, mitte nii, nagu tehti see juurdeehitus, kus praegu kõik asjad veel longab. Ühistransport. Me näitasime kogu Viimsi rahvale eeskuju ja ka Viimsi vald võttis meid kuulda, kui me tegime ühistranspordi töögruppi just sellepärast, et meil on vaja korralikku transporti linna. Ja vald kutsus kohale ka Põhja-Eesti transpordi meie ja me tegime need bussiliinid ümber. Okei, saab paremini, aga täna on see asi ikkagi paremuse poole läinud ja ma luban ka seda, et me seda teeme, sest Muuga rahvas, Aiaotsa rahvas, ma tean, mis mured teil on ja me teame, aga lihtsalt andke meile see võimalus ja me teeme selle ära. Mis veel puutub Randveresse? Loomulikult haridus. Me oleme siin koolis. Meile lubati, et kui tuleb siia üks klassi või kooliaste juurde, me lahendame ära selle ruumipuuduse. Täna on nii, et meie lapsed on kõik üksteise seljas, kui nad söövad. Meile lubati, konkreetselt oli rida olemas, et me saame söökla laienduse. Tänaseks ei ole mitte midagi muutunud. Prioriteedid on täiesti paigast ära. Võib-olla on tähtsamad tõesti ametnike välislähetused või ma ei tea, mis see on ju, aga need on meie lapsed ja nende eest me seisame ja ma luban, et see söökla juurdeehitus tuleb igal juhul. Samuti on meil üle tee lasteaed. Randvere rahvas, teie lapsed, kes käivad lasteaias, te usaldate need oma lasteaiaõpetajatele. Te usaldate oma kõige kallim vara, lapsed. Ja nende inimeste palk peab tulema sama kõrgele, samale tasemele, kui on kooliõpetajate palk, sest lapsed, see on meie tulevik, ja tulevikuta ei ole mitte midagi. Keskkond. Ülekohus, mis on tehtud Randvere külale seoses Tammelaanega, selline jama peab lõppema. Suur tänu, Jaak Sepp. Kõigi eelduste kohaselt Eesti 200. Mati Mätlik, palun. Jaa, kasutan võimalust ja klaarin ära selle esimese minuti, et pidime programme tutvustama, aga okei ennast. Alates 2005 olen olnud lasteaia hoolekogus, sealt edasi kooli hoolekogudes, olnud mõlema esimees, edasi rändasin abivallavanema kohale, pea 30 aastat töönud riigisektoris erinevatel ametikohtadel, nii et kogemust üsna palju. Viimsis elan 25 aastat Pärnamäe külas ja Viimsi muredega üsna hästi kursis. Nii, nüüd siis programmi juurde. Hea meel on kuulda siin kaasvõitlejate programme ja nentida fakti, et nad on üsna kattuvad. Et ka meie näeme täna seda, et vallas on asjad üpris korrast ära. Aga Randveres, kui nüüd konkreetselt rääkida, siis loomulikult ühistransport. See on üks kõige suurem murekoht, mis tuleb kiirelt korda teha ja käima panna.
Samamoodi on meie programmis täna punkt sees, et Randvere peab saama oma ranna ja sinilipuranna. Ja loomulikult iga laps peab saama käia kodulähedases koolis, toob see siis kaasa uue kooli, täiendavad ruumid, lisajuurdeehituse, mis iganes. Ja kooli juures elementaarne asi on sportimisvõimalused, spordiväljakud. Et seda me kõike toetame. Üle Viimsi me räägime samamoodi näiteks valla juhtimisest, et üks lihtne asi, et vallavanem ja abivallavanemate nii-öelda sissekirjutatud lisatasu, meie näeme, et see peab kaduma, see peab muutuma vajaduspõhiseks, nii nagu on kuluhüvitis Riigikogus. Ja läbi selle annab juba päris palju asju ära investeerida ja teha. Et 3 minutit ei olegi veel täis. Üks suur sõnum, mis meie programmist läbi on see, et me soovime lõpetada halduskiusu, et igal inimesel on õigus oma maja ees oma autot parkida, mitte sellest trahvi saada. Et tänane vallavõim kahjuks mingil põhjusel vaatab seda asja nagu teisest poolest. Eks kassada vajab täitmist, saame aru, mõistame. Ja meie programm üldiselt on kokku pandud 3 postamendile, see on inimene, areng ja kogukond. Täpsemalt saate lugeda meie veebilehelt ja otsige meid tänavalt ülesse. Me räägime seal pikemalt. Aitäh! Suur tänu ja valimisliit Vali Viimsi, Anton Van Rents, 3 minutit. Jaa, ei tea, kas nüüd viimasena on kõige parem rääkida, aga meie programm on ka 3 keeles tegelikult internetis olemas, www.valiviimsi.ee, et 3 minutiga ma ei suuda seda küll ette lugeda kõik ja ma arvan, et see jää inimestel meelde ka. Aga tegelikult, kui me hakkasime programmi kirjutama, siis tõdesime fakti, et Viimsi on ikkagi kõige parem paik elamiseks Eestis ja nagu meil on mets, meil on meri ja meil on toredad inimesed. Ja põhimõte on see, et programmis, et me hoiame seda, mis on hea ja me parandame seda, mis võib-olla vaja muutust. Kui nüüd natuke rääkida nagu idarannikust, Tammneeme, Randvere ja Muugas, siis on siin viimastel aastatel tegelikult päris palju investeeringuid on tehtud siin, et siin on Randvere kool juurde ja ümberehitus on tehtud, ujula on tekitatud, noortekeskus on tekitatud, külaplats on soetatud valla omandusse. Ja kindlasti nagu selles mõttes Randvere kooli vajadustega ma arvestaks kindlasti edaspidi ka vastavad vajadustele, vastavad võimalustele. Me oleme kindlalt lubanud näiteks teil siin lähedal asuvalt Tammneeme sadama välja arendada. Mis meil veel on, et tegelikult investeeringute põhimõtted on see, et ma arvan, et nüüd lähitulevikus me peame hästi üle vaatama, kriitilises pilgu üle vaatama, et investeeringud mitte ei lähe ainult keskusalale, vaid lähevad ka kaugematesse küladesse. Et Viimsis ei ole ja ei saa ka tekitada ääremaad. Siis kindlasti, mis aitab ka nagu kõikide külade häält selgemaks kuulda, nagu võtta või kuulda tooma, on see, et me soovime luua üks veebipõhine kaasamiskeskkonda, kus siis inimesed saavad ettepanekuid teha ja loodetavasti konstruktiivsed ettepanekuid teha ja kommenteerida teemasid. Ja me kindlasti pooldame endiselt, et leiame, et kalasada peab olema avatud ka Randveres. Siis kindlasti on üks liikuvuse teema, seda me vaatame pisut laiemalt kui võib-olla siin eelkõnelejad, et see ei ole ainult ühistranspordi graafikud, kindlasti need peab parandama, kindlasti vajab parandamist Muuga küla ja Muuga sadam ja keskusega ja ka Randverega nagu ühendust ja meil on programmis idee või vähemalt soovime analüüsida seda, et kas võib olla üks ringliini tekitamine nagu lahendaks ühistranspordi probleem ära. Aga lisaks ühistranspordile me peame ka vaatama seda, et kuidas toimib meil kergliiklus ja plaanime üle vaadata kergliiklusteede võrgustik ja seal hakata nii-öelda lappima neid auke, mis on jäänud nagu kahte nagu liiklusteede või kergliiklustee vahele. Ja kindlasti ma arvan, et see on ka Randveres väga oluline teema on see, et me soovime väga alandada asulasistel teedel kiirpiirust 40 km/h. Aitäh! Jaa,
Aitäh, Anton, köhi hääl puhtaks, sellepärast et me tahaksime kiiresti jõuda sellele nii-öelda Vox Populini, küsimusi siia saabub ja nüüd on selline nii-öelda 30 küsimust praegu, aga mõned on ka juba meil siin olemas eelvalikuna sõela läbinud ja nüüd meil on vaja, et sul on 1 minut aega ja sinu ees on Randvere inimesed. 19. oktoobri südaööl on selge, kuidas sinu tänane jutt mõjus ka randverelastele ja nüüd kujuta ette, et mõni hääl on puudu Randverest. Kujuta seda õhtul, seda värinat ette, et oleks võinud veel midagi randverelastele öelda, et vaat see saab tehtud. Me ei taha, kallid kandidaadid, teilt saada sellist forsseeritud lubadust, vaid me tahaksime tunnetada randverelastena, kui ärkate 20. hommikul üles, siis mõtled, et lõpuks ometi saan ma randverelastele just nimelt selle ära teha. Või, vabandust väljendust, ka tegemata jätta. Nii, Anton, 1 minut on sinu ja järgmisena ma küsin sinult ühe täpsustava küsimuse juurde. Selge. Läks, aitäh. Et ma arvan, et tegelikult on Randvere ei saa paraku eraldi vaadata siin ülejäänud Viimsi vallast ja ma arvan, et me oleme juba 4 aastat seisnud tasakaalustatud ja ka rohelise arengu eest ja me ka jätkuvalt seda teeme. Ja ma arvan, et tegelikult mis on ka oluline see, et kui te valite meid, siis te saate valimisliit, kes ka koalitsioonis kindlasti on ja kes teeb koostööd ja kes soovib jõuda koos teiega ja koos oma partneritega kõige paremate nii-öelda lahendusteni ja mitte ei aja forsseeritult ainult oma rida. Nii et see on, ma arvan, meile kõige suurem tugevus. Aitäh! Aitäh! Ja küsimus, mis ka käis läbi juba sellest Vox Populist, Anton, sulle tuleb kohe ka küsimus otsa. Vali Viimsi ridades on teie inimene Katrin Markii, kes vastutab koolihariduse eest. Randvere kooli kriis tervikuna on kestnud täpselt sama kaua, kui minu laps on käinud koolis 12 aastat. Põhjusi on olnud mitmeid. On olnud koroona, on olnud sisemised vastuolud, on erakonnad vahetu või volikogus on jõujooned muutunud. Kuid viimane 2 aastat kriisis koolis, kas tervikuna teie valimisliit tunneb vastutust, mis seni Randvere koolis on toimunud, miks see nii pikalt aega võttis, miks seda ei lahendatud, miks sellesse lahendusse ei pandud kogu jõudu? Aitäh. Esiteks ma arvan, et Randvere kool on väga hea kvaliteeditasemega kool, kus töötavad väga motiveeritud ja head tahtlikud õpetajad. Ja ma arvan, et tegelikult see natuke koolile liiga tegemine, et olukord nagu nimetada kriisiks. Kui aga sa viitad sellele, et kooli direktorid on vahetunud kiiresti ja loomulikult meie võtame vastutus selle eest, mis me oleme teinud ja kindlasti on haridusvaldkonnas ja noorsovaldkonnas on väga palju teemasid veel, kus ei ole nagu tegelikult tulemused olnud nagu ideaalne. Aga ma arvan, et mida me oleme suutnud tagasi tuua haridussüsteemi üldiselt, on enamastiki töörahu ja isegi Randvere koolis oleme seda suutnud teha. Aitäh! Suur aitäh, Anton! Ja nüüd erakond Eesti, kuidas ma ütlen, kas ta on Viimsi 200 või Eesti 200? Kuidas on õige öelda? Siis ma ei eksiks kohe. Ütlen, on Viimsi 200 erakond Eesti. Ja aitäh! Randverelastele suunatud küsimus. Vastus. Jaa, üks konkreetne teema, mida randverelastele lubada, et kui me 19 õhtul hilisööl või 20 hommikul tulemusi loeme ja me seal edukad oleme, mis me ära teeme, on see, et me korrastame ühistranspordi Randvere ja linna vahel. Ehk siis vaatame üle tänase olukorra ja paneme ta käima nii, nagu inimesed vajadus on. Et jõuaks kõik tööle, jõuaksid kõik kooli ja pärast sealt ka tagasi. Aitäh! Suurepärane, fantastiline. Mati, kas sa ise kasutad bussi? Tuleb aeg-ajalt ette. Eesti 200
on olnud koalitsioonis üsna pikka aega, valupunktid koolipäevade alguses, ummikutega, Tallinna-poolsete graafikute muutmisega on olnud temaatika kogu aeg. Kas oled kuulnud või on äkki keegi sulle koputanud, kas ühistranspordi temaatika on Eesti 200 laual kunagi olnud? Sa mõtled nüüd riigiliselt või Viimsis? Ei, ma pean silmas Viimsis, eriti silmas pidades Randvere suunda. See teema on laual olnud ja eriti aktuaalsena on ta siis, kui nüüd kooliajad muutusid hilisemaks ja tulem on täna see, et bussid, mis üle valla kokku koguvad lapsed, et nad kooli tuua, on ülerahvastatud ja sõidavad peatustest mööda. Kahjuks oleme me viimased pool aastat olnud opositsioonis, et tulla oma edekute mõtetega nagu lauale ja neid realiseerida, siis paraku põrkuvad vastu seina. Ja teatavasti tänane liinivõrk on paika pandud läbi riigihanke, mis on üsna jäik leping, aga uue nii-öelda perioodi lepingute läbirääkimisel me tahame kindlasti olla laua taga ja oma ettepanekud esitada, et ühistranspordivõrk arvestaks täna kell 9 algavat koolipäeva. Suur aitäh, loodame teie edule ja paremale bussiliiklusele, sealhulgas ka Randverele ja tervele Viimsile. Valimisliit Kogukondade Viimsi, sinu minut. Jah, ma ei saanudki enne lõpuni rääkida, aega jäi väheks, aga üks väga tähtis teema, mida ma Randvere rahvale luban, see ülekohus, mis taheti teile selle uue vastuvõetava Viimsi valla üldplaneeringuga teha, õnneks me pingutasime nii, et see ei läinud läbi. Ja need inimesed, kes oleks oma maadest, oma teedest ise, mis te ehitasite ilma jäänud, te ei jää neist ilma. Me vaatame selle üldplaneeringu ümber, nii asjad ei käi. Ja kõik detailplaneeringud, mis on selja taga siin algatatud, nagu siia kooli taha tahetakse teha seda suurt uut detaili ettevõtmist, enne kui ei ole läbi räägitud kogukonnaga, Randvere külaga, mitte keegi seda siia ei tee. See on meie lubadus. Kõik sellised detailid, mis kellelegi sisse toovad ja meie maa peale ehitatakse, peab küla midagi vastu saama. Seda ma teile luban. Ja Randvere pensionärid, kes te lähete päevakeskusse, teie saate arsti juures käimiseks tasuta transpordi. Suurepärane, Jaak, ära istu, nüüd ma küsin su käest. Millele tugineb sinu lootus, et esiteks ma olen täiesti kindel, et sa oled tubli mees, sa kogud tubli arvu hääli. Millele tugineb Kogukondade Viimsi eufooria, et ta saab opositsiooni ja saab otsustamise juurde, kui seni kahjuks on olnud see üsna keeruline? Koalitsiooni. Esiteks, mul ei ole eufooriat, sest ma olen erialalt soojustehnik, insener ja ma oskan nagu hästi arvutada. Ja ma olen 4 aastat olnud eelarvekomisjonis, ma tunnen inimesi, ma tean, mis nende ootused on, ma tean, mis nende ootused on ja ma saan inimeste käest läbi. Ma saan Alariga läbi, Annikaga läbi, ma saan kõigiga läbi põhimõtteliselt, peaaegu. Ja samamoodi meie inimesed, me oleme tavalised inimesed, me oleme ju juristid, teadlased, ettevõtjad, miks meiega ei taheta kokku leppida? Et meil vahest mõni mees natuke käredamat häält teeb ja tahab ärbelda, see lastehaigus on ammu üle läinud. Nii et meiega saab koostööd teha küll ja ma tahan seda teha, sellepärast et kogu Viimsi rahvas samamoodi tahab ju tegelikult see, mis täna toimub, et see ära lõppeks, et me saaksime endale puhta, selge, läbipaistva juhtimise. Suurepärane, aitäh. Ja Annika, Eesti Keskerakond, nüüd on see sinu minut randverelastele. Jaa, hea randverased, ka meie lubame, et me teeme staadioni korda ja elamuspordikeskuse kooli kõrvale, siis kooli esimese astme klassidele pikapäevarühmad teeme ära. Vaatame, et noortekeskus oleks kauem avatud ja noortekeskus oleks piisavalt töötajaid, et meie noored oleks toetatud. Siis päevakeskus samamoodi oleks rohkem avatud ja rohkem sisu, koostöös siis meie eakatega töötame välja, siis samamoodi on meil hästi oluline, et iga randverelane pääseks perearsti juurde, nii et eakatel on juba täna tagatud koduteenus, läbi mille nad saavad arsti juurde Viimsi keskusesse. Siis külaseltsi toetus,
on meil tõus 5000 euro peale, siis hästi oluline, et kohtusime Maardu linnapeaga ja rääkisime, et Muugale on vaja kogukonnamaja ja haridustasutust, nii et ma arvan, et see saab olema ka selline põnev koostööprojekt järgmises. Nii et teeme ära. Suur tänu! Lugesin eufooriat lasteasutuse ligidusele, ei tohi ehitada viinapoodi, ei tohi panna kasiinomänguautomaati, lasteaia, eralasteaia aia peal, plangu peal on kirjas, et ranitsa toetus tõuseb. Sinu näopildiga, see on suurepärane lubadus, ta peabki tõusma. Minu küsimus on, et palju ta praegu on? Ranitsa toetus on 120 eurot. Vist. Ma siin valimissegadus. Aga muudkui tõstame? Tõstame ja me oleme mõtlenud, et see on 150 eurot võiks olla. Just, asja mõte on lihtsalt selles, et täna on meil ranitsa toetus, te tõstate ranitsa toetuse. Kas te peate lapse kasvatamise juures, sa suurepärase emana, kas sa pead seda ühte oluliseks asjaks tõsta 20-30 eurot ranitsa toetust, kui me teame, mis on lapse suureks kasvatamise tegelik hind? Kas ei ole natukene liiga väike lubadus nii sümpaatse ja suurte kogemustega poliitiku jaoks? Jaa, aga vaatan, et meie lubadused tulevad ikkagi kogukonnast inimestega rääkides ja tegelikult ootavad ranitsa toetust ka 2., 3., 4. klassi laste vanemad, ehk siis tegelikult see ranitsa toetus ehk siis on oluline. Sisse. Lõpeta rahulikult lause ära. Jaa, et see nii-öelda kooli alguse kulud, mis tõesti võivad ühe lapse peale olla kuskil 150 eurot ja pered peavad hakkama tegelikult juba juulikuust raha kõrvale panema, et lapsi kooli saata, et see tegelikult on oluline teema ja ma arvan, me uute koalitsioonikaaslastega peame rahulikult plaani pidama, kuidas peresid toetada kooli alguse puhul. Aitäh sulle, peame seda silmas. Ja nüüd, Raul, Eesti parempoolsed, fokusseeri oma sõnum randverelasele ja ma püüan, vabandust, natuke liiga vähe tundes, ma proovin formuleerida ka natukene torkiva küsimuse. Jaa, Randvere. Et me oleme natukene niisuguses kitsas on ju olukorras, et meie nii palju ei tea, mis on vallavalitsuses on käinud ja mis informatsioon liigub. Aga ma mõtleks nüüd valda, et tegelikkuses ei ole nagu külad eraldi, et tegelikult on need seotud ja kui me räägime näiteks Kelvingiga võrreldes, siis meil ei ole kooli, aga siin on kool, aga meil on lasteaed, aga meie lasteaias käivad paljud teistest küladest, mitte ainult Kelvingist. Samamoodi meil on sadam, sadamas käivad ka inimesed igalt poolt mujalt, et selles suhtes natuke laiemalt. Ja meie sõnum on tegelikult see, et ka teades praegu seda, et meile kirjutatakse päris paljudest küladest, kellel on kitsad teed, kellel jalakäijate teed ei ole, kellel vesi uputab, et meil on paljusid kohtasid, kus on ajaloolised sellised suvilapiirkonnad ja seal on kas siis vee või siis kütte või siis elektriga tegelikkuses niisugune vana kommunikatsioonivõrk, et seal on selliseid kohti, mida peab ka vaatama, aga see peab kõike kaardistama ikkagi. Ega ma väga palju ei oskagi küsida, sellepärast, et kahetsusväärselt teie suured näopildid erakonnas ei ole kahetsusväärselt jõudnud Randvere külla ja ka kummuli keeratud autot näeb ainult Pirita teel. Seal enam mitte juba, aga see selleks on nähtud Pirita teel. Kas ei ole oht, et nii üldiste sõnumitega te jätate randverelased täna külmaks? Vaata, siin on natuke sedamoodi, et meie sõnum on praegu selline pikaaegsem ja nagu suunav selle koha pealt, et kõiki asju saagi üheselt öelda, vaid me räägime nagu pigem sellest, ma ei saa praegu eestikeelset sõnad öelda, tuleb ingliskeelne see attitude'i seis, et sinna poole nagu suuname, et kuidas teha, mida teha ja sellega seoses tulevad siis teised asjad järgi, et see on hoiakute küsimus, vaata, tuli sõna ka meelde. Suur aitäh sulle! Nii, protestige, kui ma olen kritseldanud valesti, kuid minu arvestuste järgi on Reformierakond. Alar Mikk, minut aega, otseselt randverelastesse suunatud mesijutt. Selge.
kooli täiustada erinevate funktsioonidega, sööklast kuni kõigeni välja, staadion, spordiväljakud, küla keskväljak, metsakastid, Randveret ühendav Schüdlöffelide kõnnitee, avardada erinevaid võimalusi rannas vaba aja veetmiseks, ligipääsud rannale ühest küla otsast teise, spordiväljakud Metsakasti Randvere piirile, terviseraja pikendused ja kõik muud ÜVK taristu laiendamised, olmeprobleemid, asjad, 6 teed on vaja veel valgeks teha. Küsimus oli ka, mida jätaks tegemata, kui tuleks jälle Tammelaane planeering lauale ja mul on võimalus seal laua taga olla, siis jätaks selle tegemata. Ja midagi õiendaks veel ära. Keegi ütles, et välislähetustel käiakse, tegelikult seda tehakse välisrahastuse eest ja see on kohustus, kui projekti raha tahad. Ja parkimine on lubatud heakorra eeskirjaga kinnistu taga muru peal. Aitäh! Niisiis, randverlased, hingake rahulikult, parkige kuhu juhtub, takistage prügiveoautode teed. Ärge igale poole parkige, kõnniteel ei tohi. Just. Alar, ei ole mingi saladus, et me oleme siin koduloo uurinud ja sa ütles, et sa oled 12 põlve juba peaaegu siin kandi inimene. Igas talus, mis on põlistalu, on sinu sugulane. Neid on ilmselgelt väga palju. Viimane üldplaneering on väga kuumaks läinud, lõigatakse taludelt maha maid ja teid, keelatakse maade kasutamist ja pigem ei oodata mitte väikeste laste paterdamist oma koduõuel, vaid lubatakse sinna metskitsed ja ilvesepojakesed sinna juurde. Kas on need lähisugulased või sugulased ja tuttavad veel Randveres või nendes põlistaludes, kes sulle tere ka veel ütlevad? Ja ikka on. Tegelikult see, et midagi üldplaneeringuga maha lõigatakse või nagu Jaak vist ennem ütles, et jäädakse asjadest ilma, et see ei vasta tõele. Kui me vaatame praegust üldplaneeringut, siis ehituskeeluvööndis on ka praegu haljas maad. Lihtsalt see looduslik rohumaa juhtotstarbe asendatakse roheala juhtotstarbega, aga mida me lubame seal teha, mida praegu tihtipeale looduslikul rohumaal või puhkemaal ei ole lubatud, on väike ehitised ja kuna inimesed on neid kogu aeg tahtnud, siis need me tõesti kirjutasime sisse. Kuurid, kasvuhooned, paadikuurid, kes siin kusagil merel käib ja kala veel püüab. Et seda võimalust on laiendatud. Ehk tegelikult valdavalt ta jälgib kõiki kehtivaid piiranguid juba ja kui need kehtivad ei häiri, siis ei saa ka uued häirida. Aitäh! Suurepärane. Mina kahtlustasin, et sind enam juubelitele ega ristjatsitele ei kutsutu, kuid sa vabandasid ennast väga oskuslikult välja. Isamaa erakond, Priit, mikrofon, ole lahke, randverelasele suunatud ja pärast küsimus. Ei, randverelased, ärge minu pärast muretsege. Ma olen siit, mul on väga suur motivatsioon teha kõiki asju Randvere heaks. Me kindlasti teeme ära selle kooli, kui meil õnnestub saada valitsusse. Me kindlasti teeme ära staadioni, kindlasti me pöörame tähelepanu ka sellele bussiliiklusele, ma olen ise vanematekogu esimees, olen rääkinud Põhja-Harju koostöökoguga, Kadi Käärdiga, teinud plaani, kuidas me tegelikult uurime, kust, kuhu inimesed sõita tahavad, et tekiks reaalne situatsioon ja reaalne lahendus. Kõik need asjad kindlasti saavad tehtud. Kui ma saan volikogusse, ma kindlasti teen ettepaneku selleks, et kõik külad peaksid omama arengukava lihtsalt, et me teaksime, kuhu me läheme, seal oleks kõik probleemid kirjas, me teame, et me lahendame neid küsimusi. Need on nagu minu soovid kindlasti, mida me randverelaste heaks teeme. Ma tean. Aitäh! Suurepärane. Ka sulle küsimus. Me teame, et Randvere kallasrada tervikult kord on uhtunud teda ära meri, kord on mõni suurem kraav, mida peavad volikogu liikmed käima suure latiga mõõtmas ja me teame ka seda, et selle suure äravoolukraavi süsteemile on algatatud protsessid vallas. Kui me valime Isamaa erakonnast Priit Robase, kas me võime loota, et rannas ei juhtu mitte midagi? Aitäh, Jüri, küsimus on väga hea, puudutab kindlasti kõiki, mind otseselt ka, õiguslikus mõistes olukord on natuke muutunud, praegu teen teile kõigile head randverelased ja siin viibijad, palun vaadake gruppi randverelased, mul on teile positiivne uudis, tegelikult see probleem kallasraja läbitavuse osas on lahendatud, üle kallasraja ja minu kraavi või minu emale kuuluva kinnistu kraavi saab, nii et olete kõik teretulnud omal vastutuselt, tulge üle, ei ole probleemi. Nii et kindlasti see protsess detailplaneeringu osas kindlasti ei pidurdu, mul ei ole kunagi seda soovi olnud pidurdada, siin ei ole täna ühtegi inimest, kes võiksid ütelda, et ma olen pidurdanud, Alar on kindlasti selle asjaga täiesti otsast lõpuni kursis, seega need, kes on ütelnud, et
Priit ei lase üle kinnistu, see on vale. Selge ja põlegunad põrgus, kes veel kord väidavad, et ei saa üle Emajõe. Head sõbrad, selline väikene sissejuhatus, nüüd meil tuleb üks kõige raskem hetk, sellepärast et küsimusi on üsna mitmeid saabunud ja me peame, te saaksite ka näiteks neid ise telefonist vaadata, kui te neid väga sooviksite ja me proovime neid natukene koondada. Vabandust, kas te olete kõik kursis, et istme all on pudel, on jah, just, kellel limonad, kellel konjak, kellel iganes. Et me proovime nüüd natukene kokku panna, nagu ma ütlesin, et ka meie seas ei ole professionaalseid, kuidas? Nii, me palume, võtame nüüd selle oma tabeli lahti, nüüd see, kus me paneme need kirjad. Me proovime siis siit võtta järjest küsimusi ja kui küsimused, nüüd me tahame anda 2 mikrofoni ka veel. Võta kasutusele 2 mikrofoni. Alustame võib-olla kõigepealt sellest, et äkki saalis oli, et teil tahavad püsti tõustes konkreetselt küsida. Näiteks Revo Teik on väga sõnakas olnud internetis, äkki tahab praegu siin otse küsida või keegi seal tagapoolt või eespoolt, et näete, juba on üks väga tõsise näoga inimene. Mul on palve, teid näidatakse küll selja tagant, aga öelge ikkagi oma nimi ja kellele te olete küsimuse suunanud. Aitäh teile. 1-1. Kuulete? Ja, kuuleme. Tere! Olen Aivar Põlda ja Vali Viimsi nimekirjas. Lubasin Randvere kooli direktorile, et selle teema ma toon poliitikute lauale. Ja nimelt olen erialalt tuleohutusekspert, päästetööde juht ja viisin Randvere koolis läbi tuletõrjeõppuse 6. oktoobril. Ja selgus, et puuduvad siis liikumispuudega lastele võimalikud kaldteed. Et kuidas on see võimalik, et me oleme jätnud nad tähelepanuta ja kuidas see kool siis sai niimoodi kasutusloa ja projekteeriti, et võib-olla on see laiem küsimus, peaks äkki kõik koolid üle vaatama seoses erivajaduse ja liikumispuudega laste osas. Kellele te selle küsimuse suunate? Ma ei tea, võib-olla on see härra Priit Roobasele see küsimus. Priit ehitas kooli, selge, väga õigus, las nüüd vastutab, tema ehitas, tema vastab, alustame Priidust. Lepime kokku, kas minutiga saada, teeme sellise kiire. Ma võin ütelda seda, et mina kasutuslubade kooskõlastamisega tegelenud ei ole. Ja ma ei oska selle kohta öelda, et kuidas on võimalik kasutusluba saada selliselt, et liikumisvaevusega või probleemiga inimesed ei saa Randvere koolis liikuda, aga ma ütlen ausalt, et meil on ju erivajadustega laste blokk. Kas sa tõesti ütled, et seal ei ole lahendust olemas, kuidas lapsed liikuda saavad? No just, sa pole siis probleemiga kursis ju. Ma tõesti ei ole selle probleemiga kursis. Suurepärane, Priit on sellises asutuses nagu, vanemate kogu, esimees. Pole kordagi tõstatatud. Kordagi pole tõstatatud, järelikult jah, selge, aga küsimus on täna siin üleval ja säilitab ka, nii-öelda jääb ka anaalidesse. Nii, kas meil on siin mõni küsimus veel, mis tuleks saalist? Praegusel hetkel mitte. Nii, hakkame siis järjest minema siit. Hakkame siis, tegelikult mina küsin ühe sellise lihtsa küsimuse, aga tahaks ainult ei ja jaa vastust. Nii nagu Jaak on öelnud, Jaak siin oma väikeses sissejuhatuses ütles, plaanitakse siia taha ja Priit on öelnud ja ka Annika toetas ja nii edasi, siia taha suurt staadionit, rahvusvahelised võistlused, nagu me oleme ka juba näinud, vallavalitsus on tulnud välja ka võimalusega, et nende Kelgumägede taha tehakse ka seikluspark ja nii edasi. Anton Van Rens, seikluspark, suur parkla, minu arust ikkagi rohkem kui üle 20 kohaga Randvere külla, ei või jaa? Ei või jaa? Mitte arva, vaid ei või jaa? Seikluspark kindlasti on väga teretulnud, kui erasektor soovib seda... Suurepärane, me saime sust aru. Jaak Sepp, palun. Seikluspark siia taha Randvere mägedesse ei või jaa? Ilma kogukonna nõusolekuta ei. Suurepärane. Mati Mätlik, võib-olla kui sa ka teemaga ei ole kursis, siis siin taga on meil praegused hetkel suured mäed ja seikluspark erasektoriga koostöös, kas ei või jaa? Jaa. Igal juhul jaa, aitäh sulle. Raul, parempoolsed seikluspark väikesesse külakesse, ei või jaa?
no liikuma peab, aga kindlasti see peab olema inimeste nõusolek ja teistpidi keegi peab maksma ka sellest. see on suurepärane, mina olen harjunud, et tulevad seinast. Nii, Priit, sinu selge ja arusaadav seisukoht staadioni osas teeme lõpuni, on selge ja arusaadav, aga just nimelt see seiklus väljapoole küla, ka ilmselgelt väljapoole süna suunatud asutus. Ei või jaa, lühidalt? mina väljapoole küla suunatud asutusi Randvere külla pigem ei. Suurepärane. Annika Vaikla, palun, millist seisukoht sul on? Jaa, kui kogukond on nõus, siis jaa. Suurepärane. Alar Mikk, teie majast see mõte tuli ja sealt me oleme seda teada saanud ja sellega ka natuke tutvuda saanud. Küllap siis vastus on sul seikluspark, seiklus, ei mäletagi, kuidas seda täpselt nimetati, ei või jaa? See algselt tuli koalitsiooni Eesti 200-lt ja selle tegevusega on tegeletud, aga üldiselt, mis puudutab laste liikuvus- ja seiklusradasid, siis mina pooldan neid tuleks igasse piirkonda rajada. Suurepärane. Kõik need, kes siis soovisid, et Randvere küla jääks vaikseks rannakülaks, teavad, kelle poolt siis täpselt valida, kes soovisid, et elu käiks, mürts käiks ja noortel oleks koht, kus koguneda, siis teavad ka neid suundi. Nii, kõik on saanud vastata. Kas Aivar annad mulle mõne äkki? Aivar tõuseb püsti ja esitab järjest küsimusi. Ja proovime siis jälle, paneme igale vastajale, pannakse taha ristike ja me siis võrdleme, et te saaksite võrdselt kõik sõna, et me ei mängiks ühte väravasse. Tähendab, eks oma särk on ihule kõige ligemal ja ma alustan kõigepealt iseenda küsimustega. Täiesti. Esimene küsimus siit on korra juba läbi käinud, aga et mu küsimus on suunatud kõikidele kandidaatidele ja me kõik teame kurikuulsat Tammelane juhtumit, mis rikkus ära suure osa ühest ilusamast Randverest või isegi tahaks öelda Viimsi põlismetsast, jõudis vabariiklikusse meediasse ja käis vist, kui ma ei eksi, ära ka Riigikohtus. Ja minu küsimus, kuidas hääletasite selle detailplaneeringu poolt teie ja miks niimoodi? Täpsustus. Esimesel poolele küsimusest tahaks ühesõnalist vastust. Jah, ei, kas poolt vastu. Ja teisele poolele maksimaalselt kahelauselist põhjendust, sest muidu me läheme ajaga lõhki. Mida? No siis täpselt nii ütletegi ja ongi kõik. Kõigile, ja ma ütlesin kõigile kandidaatidele. Selge, suur tänu. Võtame niimoodi järjekorras, sealt poolt istumise järjekorras. Siis, kui seda Tammelane tehti, siis ei olnud ma mitte keegi. Ja kui ma nägin, et mu kodu kõrval, ma ise elan seal kõrval, hakati ära lagastama ja maha võtma meie Randvere kõige ilusamat metsa, see oli ainus põhjus, miks ma tegelikult siia poliitikasse tulin. Ja ma läksin lõpuni ja ma võitsin selle. Selge, suur tänu. Aga kas ei hääletanud siis on ju? Ma hääletasin oma tegevusega. Selge. Jaa, samamoodi ei osalenud hääletusel ja kui see peaks täna tulema lauda, siis kindlasti vastu. Selge, suur tänu. Ei ole veel saanud midagi hääletada. Selge, suur tänu. Kummas osas nüüd ma võisin pikemalt rääkida? Esimene oleks nagu lühidalt ja teine paari lausega. Minul oli piirang selle otsuse, ametniku piirang selle otsusel hääletamisel, sellepärast et mul oli selle detailplaneeringuga seotud kinnistutega isiklik seos. Seega mina olin sunnitud taandama ennast sellest hääletusest. Mina Randvere külavanemana kutsusin kokku esimese koosoleku selle detailplaneeringu aruteluks kogu külaga ja ma olen andnud ka allkirja selle kohta, et mulle see detailplaneering ei sobinud. Selge. Mina ei ole hääletanud. Selge. Mina juba ütlesin, kui see peaks lauale tulema, siis on kindel ei ja toona mina volikogus ei olnud, kui neid otsuseid tehti. See on selles suhtes, et suur tänu. Tähendab, küsimus oli mõeldud just nimelt sellega, et mis võiks tulla tulevikus sellest. See mets on meie ühine vara ja nagu selle poole pealt. Ja teine minu täitsa isiklik küsimus on suunatud Priit Robasele, et me loeme igalt poolt, et kool saab kohe valmis ja me hakkame kooli ehitama, aga võin eksida numbrites, aga algne juurdeehitise maksumus lepingu järgi oli 3,4, aga nii nagu mina meediast olen kuulnud,
Viimsi maksumaksjad maksid selle eest 5,4, et tahaks lihtsalt teada, mis see lõplik summa oli lõpuks ja miks ta tuli selline? Jällegi, lõplikku vastust ma ei oska teile täpselt öelda, sellepärast et üks moment juhtus lihtsalt selline asi, et nimelt olid volikogude valimised ja ma ei õnnestunud valituks volikokku ja tegelikult kogu Randvere kooli juurdeehituse projekt läks täiesti oma soodu tänu sellele, et kadus ära järjepidevus ja nagu te kõik teate, Randvere kooli kõrvale ehitati täna noortekeskus, mis tegelikult projekteeriti Randvere kooli külge ja nii edasi ja nii edasi. Seega ma ei oska öelda, miks läks kalliks, aga ma võin ütelda, et see kindlasti on halva asja ajamise tulemus. See on fakt. Ehk siis kahjuks ma ei saanud selles protsessis lihtsalt osaleda. Mul ei olnud sellist poliitilist mandaati, et selles kaasa rääkida. Aga ma olin selle juures, kui me otsustasime, et see kooli juurdeehitus tuleb. Selle otsuse juures ma olin. Ja siin on täna inimesi, kes istuvad muga samamoodi reas, kes on tegelikult otsustanud selle vastu tõenäoliselt. Selge, suur tänu. Vahepeal küsin, on saalis küsimusi? Kes tahaks küsida otse? Jüri tahtis saalis küsida. Minu küsimus on, Jaak, tähelepanu palun, et me näeme väga selliseid sirgjoonelisi ütlemisi küll riigi tasandil, praegusel hetkel just Tallinna poolt, kes juba väga täpselt räägitakse, kellega me enne valimist juba, kellega me koostööd ei tee, ja paratamatult on ka välja kujunenud ka siin väikesed jõujooned, et kuuleme, et mõnega ei sobi, mõnega sobiks rohkem. Jaak, kui valitakse sind, kas sa välistad mõne valimisliidu või erakonna, kellega kogukondade Viimsi koostööd mitte mingil juhul ei saa teha? Kindlasti mitte. Kogukondade Viimsi teeb koostööd kõigiga ja me loodame, et me leiame ühised väärtused ja me teeme selle ära. Me võtame vastutuse ja me teeme Viimsi elu paremaks. Me räägime läbi kõigiga ja teeme koostööd kõigega. Ainult ühel tingimusel. Meie väärtused peavad sobima, meie eesmärgid peavad ühtima. Aitäh! Tänase jutu järgi oleme me kõik suurepäraselt, kui me võtame, kuidas öeldakse, et vanarahvas ütleb sellise situatsiooni kohta, kus kõik on üsna sarnased, et võta üks ja viska teist, et kõik on nii sarnased ja kättpidi ilusasti sõbralikku moodustavad sellise toeka ringi. Küsimus Alar Mikule, see on väga mitmeid kordi, et sinu periood vallavalitsuses, kuidas me ütleme, et selles vallavalitsuses hakkab otsa saama. Siin me oleme kuulnud väga palju suurepäraseid, me nägime sinu valimuslehte, väga palju õnnestumisi. Nimeta palun tugeva juhina oma kõige suurem käkk Viimsi vallas. Ei, ebaõnnestumisi on ka olnud. Välisprojektidega näiteks mingite uute materjalide kasutus nihu läinud, lõpuks on ära lagunenud parkla. Ma oleks pidanud võib-olla muutma jõulisemalt planeeringute menetlust, mis kindlasti võiks olla kiirem, see on aeglane, aga see eeldab tohutult määruste ja asjade ja kõige ringi tegemist. Ehitusvaldkonnas me saime need tähtaega. Mõtlen, mida veel? Ei oskagi, ei tulegi. Need kaks asja tulid kohe meelde. Suurepärane. Enesekriitika on täiesti püsinud. Ja Annika Vaikla, me teame sind naeratava inimesena piltide pealt suurepäraselt. Kui sa peaksid nüüd ütlema viimane asi Randvere külas, kelle sa sülle võtsid, kellele sa käe õlale panid, mis sai väga konkreetselt tehtud? Randvere päevakeskus kindlasti sai juba eelmine kord renoveeritud päevakeskuse nii-öelda programmi, sai nii-öelda tihendatud mis siin veel,
eks see nii-öelda, kui ma võtan oma valdkonnas just sotsiaal- ja tervishoid, siis ütleme niimoodi, et väga paljud teemad on just, mis puudutavad ka randverelasi, randverelaste heaolu, on tehtud pigem nagu kuskil mujal, kui me räägime seda, et täna me oleme alustanud erihoolekandekeskuse ehitust, mis tegelikult hästi palju puudutab ju ka neid lapsevanemaid, kelle lapsed täna käivad Randvere koolis, et neil oleks ka peale kooli lõpetamist kodulähedased teenused olemas. Etteruttavalt siis küsin ka, et ma nägin, et otsitakse nime uuele asutusele, et kas see on kõige põletavam küsimus eakatele suunatud teenuse juures? Selle nime, tegelikult me otsime hoolekandekeskusele nime, mis võtaks kõik tervikuna kokku, nii selle päevakeskuse teenuse, koduteenuse, erihoolekandeteenuse, aga selle nime algatus või see üldse see nime, et kust see tuli, et nime konkurssi on vaja, see tuli tegelikult meie päevakeskuste perenaistelt, koordinaatoritelt. See tuli seestpoolt, mitte väljapoolt? See tuli seestpoolt, sest et nemad tunnetasid, kuna meil on just vanemaealistel hästi suur rõhk ennetustegevustel ja nemad tundsid, et kui nemad kutsuvad oma sõpra, naabrit, tule päevakeskus, tule hoolekandekeskusesse, siis inimene põrkub ära, et oi, et mul ei ole abivajadust veel. Mul ei ole vaja hoolt. Suurepärane, see tuli sees poolt. Aitäh sulle, Annika. Raulile küsimus. Parempoolsed ei ole kandnud ei riigis ega ka, parandage mind, kui ma eksin, kohalikes omavalitsuses vastutust veel. Ei ole, jah, just. Need ongi esimesed. Miks me peaksime nii rohelist, roheline on valed, oranži kogenematult, poliitiliselt kogenematult sellises lõvilaudas, nagu on Viimsi valla volikogu, kus süüakse, makstakse, petetakse, valetatakse. Miks me peaksime selliseid naiivseid parempoolseid üldse valima? Teid süüakse seal ära? No, ma vastaks siis niimoodi, et ega see ainult siin ei ole, see on igal pool niimoodi, on ju. Aga miks, on ju, selles mõttes, et me toome värsket verd ja natukene teise pilguga seda vaadata, on ju, ettevõtlussektori poolt, mis võiks mõne koha pealt nagu kainestada ja teistpidi nagu aidata ka teise nurga alt seda asja vaadata. Vähemalt on julgust. No seda küll, jah. Just, aga tegemist võib olla ka ju... Nii, aga erasektoris ilma julguseta ei saa mitte midagi teha. Kui palju erasektori kogemust on võimalik tuua Viimsi valla juhtimisse, Priit Robas? Sa oled lubanud üsna jõhkralt. Kui palju on täna Viimsi valla juhtimiskulud, et sa ütled julmalt, et alates sinu võimule tulek, mitte sinu, vaid teie partei Isamaa võimule tulekuga 20% maha. Nii, kõik, kes siin istuvad, eks on ju, see tuleb ju teie palgast, eks on ju, see tuleb teie palga kokkuhoiuks. Kokkuhoiuks? No kokkuhoiuks, kõik me panustame ju... Valitsemiskuludelt, mida sa sellega silmas pead? Ma pean sellega silmas, et me tegelikult oleme, ma tegelikult ei ole ju tegelikult ühtegi asja üksi teinud. Alati see on olnud Isamaa fraktsiooniga koos, välja arvatud minu esimene volikokku saamine, kus ma sain volikokku Viimsi ettevõtjatega. Aga see jutu point on selles, et me tegelikult oleme korra struktuuri auditi ja ametikohtade hindamisi läbi viinud, aga poliitiliste tõmbetuulte keerises läks meie plaan luhta, me kukkusime jälle opositsiooni. Ma tean, kuidas seda teha, ma tean, mis see tähendab ja ma oletuslikult arvestan sellega, et kui me vaatasime selle sama ametikohtade hindamise ja struktuuri auditi, me tegime tegelikult aastal 2015-16 ja ma vaatasin seda, kui palju on ametnike ja teenistuskohtade arv kasvanud sellest ajast tänaseni, siis mul on julgust ütelda, et eesmärk 20 ei ole täiesti fantaasia. Kas paneme 20 lukku? Kui valime sinu poolt. Ütleme niimoodi, et... Vabandust, ma küsin 20 järgmised, Aivar koputab mul raske saapaga sinna kohta. Mina lähen 20 eesmärgiga välja. Suurepärane, bravo. Mati Pätlik, minul on küsimus sulle kui kogenud juhile ja kas sellises kohas, sellises väikses kohas, kus on nii palju erinevaid asju, tohiks, näiteks Priit tõi välja, et langeti opositsiooni ja kõik kurjad inimesed sidusid ta käed selja taha ja tal muutus täiesti teovõimetuks. Kas sellises kohas nagu Viimsi, kus igal küla annab kellegile hääle, kus me oleme tegelikult kõik üks perekond, tohiks üldse olla opositsiooni? Kas kõik ei peaks olema üks terviklik kogukondade eest seisev, erinevaid parteisi ja valimisliite, kuidas öeldakse,
koondav ühendus, mis viib asju ellu, et kõik saaksid, mitte kes karjub kõvemini või kes tõmbab teki enda poole või kellel on vaja kokku leppida ühes asjas ja annab vastu teised asjad. Mis on su arvamus? Kas ühel hetkel näiteks uus poliitika võib tähendada seda, et volikogus, see on idealistlik, puudub opositsioon ja kõik pääsevad löögile, seal hulgas ka Ivo Rull? Ja aitäh küsimuse eest. Ideaalmaailmas see võiks ju nii olla. Kahjuks opositsioonil on oma roll kogu selles masinavärgis ja see roll peamiselt ongi see, et koalitsioon ei läheks hulluks oma tegemistes. Opositsioon ongi see, kes hoiab koalitsiooni rakkes ja võimaldab teha täpselt nii palju, kui vaja. Suur pilt peaks olema nagu see, et opositsioon, koalitsioon peaksid töötama koos, et kõik ettepanekud, mis opositsioonist tulevad, ei ole halvad. Nii, suurepärane, aga ideaalmaailma ei ole, aga ei ole ka tavalist maailma. Me vaatame otseülekandes, vabandust, ma sinu küsimuse nüüd lõpetan. Anton Van Rent, sa saad selle küsimuse. Me vaatame otseülekandes Viimsi valla volikogu istungit. No, viisakust, koostööd näeme vähe. Miks see nii on? Kas põhjus võiks olla kehvas Randvere mitte Randvere, vaid Viimsi haridustasemes või nende inimestel, kes siin elavad kehvas haridustasemes, et ei suudelda suhelda, ei suudelda jääda väärikalt, nagu president on öelnud, erimeelsusele, ei suudeta arvestada kõigiga. Millest selline kole pealt näha vägikaikavedu toimub? Anton, sa oled olnud selle masinavärgi sees. Miks see nii on? Ma esialgu ma reageeriks sinu sellisele nagu kõnepruugile, et kõik peaksid midagi saama. Me ei pea mitte midagi saama. Et ikkagi on see, et me teeme meil on ühine eesmärk ja ma arvan, et ka minu poliitilist oponendid teavad väga hästi, et need komisjonid, mis on minu poolt juhitud, seal on alati olnud väga konsensuslik koostöö kõigi vahel. Mis puudutab nüüd seda volikogu, siis ma arvan, et seal on sellise väikse peeglisse vaatamise koht nii opositsioonile kui ka koalitsioonile, et ma leian, et kui me räägime nüüd eelarve muutmise ettepanekuid, et neid tihtipeale tulistatakse maha, sellepärast, et katteallikas ei sobi näiteks. Et võib-olla peaks kui sellised ettepanekud, mis on opositsiooni poolt tulnud, mis on koalitsioonile pooleli nagu vastuvõetavad, et siis peaks neid läbi rääkima ja peaks neid parandama nii, et ikkagi natuke anda selle opositsiooni esindajatele ka võimalus särada. Kui saaks, küll siis teeks, küll siis oleks, vaat siis kust tuleks. Jaak Sepp, sa oled väga sõnakas mees ja lähed valimistele ja oled öelnud, kuidas ja mismoodi. Ma ei ole kordagi kuulnud vähemalt Viimsi valla ajaloos, et ühtegi saadikut või valitud kandidaati oleks tagasi kutsutud, kui ta ei saa oma tööga hakkama. Jaak, kui ei tule neid lubadusi, kas selline tagasikutsumine oleks sinu nägemuses kodaniku ühiskonnas võimalik? Kindlasti jah. Selge siis, mees sõnast. Nii, Aivar jätkab. Seisaks hea meelega. Kõigepealt ma tahaks vabandada absoluutselt kõigi mitte siin olijate ees, kes on kodudes, vaatab meid ekraani pealt, seepärast, et praeguseks hetkeks on tulnud, siin on kustutatud need, mis on vastatud, on tulnud 34 küsimust sellist, mis on lahtised ja mis me loomulikult tahaksime kõigi teie arvamust kuulata, et ma pean vabandama, et ma pean siit tegema mingisuguse oma nägemuse sellest asjast, et niimoodi küsida, et kellelt läheb. Muidugi on siin, kohe on kergliiklusteed ja kõik, aga üks väga konkreetne, mis puudutab randa, et võtame siis ühe küsimusega, mis siin väga hästi on öeldud, et millisena kujutate ette Randvere mereäärse kallasrada, kas praeguse looduslikuna või asfalteeritud ja valgustatud kergliiklusteena ja paluks lühidalt igalt ühelt. Kujutaks teda ette, et ta on puhas, ilus, kutsuv, kaunite pinkide, riietuskabiinide, vetelpääste torn, liiv on sõelutud, adru koristatud ja üldjoontes looduslik. Et
võib-olla on seal ainult mingi üks üksik tee, kus tõesti ratastooliga saab mere äärde minna. Selge. ja ma tegelikult toetan täiesti, mis Alar ütles, et samamoodi pigem looduslik, aga prügikastid, pingid, selline mingid taristu seal on olemas, aitäh. Pigem looduslik ja toetan Alarit ja Annikat. Jah, asfaltit vast ei paneks, aga võib-olla siis võib kivi olla, kui natukene niisugune parema jalaga kõndida, aga looduslik. Jaa, meie programmis on täitsa punkt Randvere rand sinilipu rannaks ja kallasrajad avatud kõigile. Aitäh. Ma olen nagu teemaga paremini kursis, ütlen, kuidas näen mina seda asja. Kallasrada peab olema looduslik, 100%, seda ei tohi puutuda, aga seda peab hooldama nii või naa, et ikkagi ta kinni ei kasvaks teatud kohtades, sest meie kallas on osades kohtades sisse vajunud ja me peaks suunama oma pilgud sellele, et me leiame eelarvelisi vahendeid, et see kallas ära toestada, et see oleks ikkagi täielikult läbitav. Ja Randveres, kus on täna siis seotud selle kraaviga, on algatatud detailplaneering, sinna tuleb teha ilus rand, sest varsti tuleb selle detaili eskiisi väljapanek ja sinna saab kogu Randvere rahvas lisada, mida ta tahab. Kas pinke, kas kiike, kas riietuskabiine ja me teeme ühe ranna selle kallasraja sisse, see rand on ka seal täna, aga keegi tahtis sinna kunagi oma eraranda teha, kahjuks Randvere rahvas seekord võitis jälle. Kindlasti looduslik ja ligipääsetav. Las jääb sinnapoole nüüd see mikrofon. Suur tänu. On küsimus. Selge, saali küsimus on prioriteet praegusel hetkel. Leo on minuli. Leo on minuli ja ma sellepärast tahtsin seda küsimust, et see avalduse kallasraja teemaga, et Viimsi on väga suure rannajoonega vald, et see ei puutu ainult Randvere, et tegelikult riik ja Alar inimesed merele pääs. Et minu andmetel Viimsi vallas ei ole ühtegi tasuta slippi, kus mere pääseda. Et millisena, siis kõik võivad vastata, milline see võiks olla teie nägemuses merele pääs ja ma arvan, et keegi tasuta mere pääs või peaks olema peab. Mina võin vastata, et loomulikult meie unistus on see, et saab jalutada siit idarannikult mööda Põhjaranda uuesti nagu saad läänerannikult alla. väikest mootoriga baasi, kus saaks vette lasta, et tasuta võimalik, iga sadamaid on, viis vist ma arvan, kõik on tasuta, et kuskil, kui sa tasuta paati vette lasta, esimene on Katariina Kaidla, Tallinna, teised otsad. Pea kõikide, suur tänu, pea kõikide valimisprogrammides oli vähemalt merele pääs mingil moel, kuidagimoodi alati sisse kirjutatud. Järgmine plokk on ühistranspordi. Anton Van Rens, millal sõitsid viimati bussiga? Ütle enam-vähem millal. Räägime paaditu lõpuni. Aga kõik pidid vastama. Aga vabandust, ma mõtlesin, et kas see on äkki natukene liiga ehitusspetsiifiline küsimus? Ei, aga see on, ei ole, üks vastus on, et üks vastus meie poolt on see, et me soovime, et Kallasrada oleks ligipääsetav igal pool ja et saaks ümber saare jalutada rahulikult läbi Kallasrada, see on üks asi. Teine, vaata raha hulk, mida on võimalik kulutada, on meil vallas on piiratud. Ja ma ausalt, ma ei näe, miks, ma saan aru, et seda nagu väga suurt raha selle eest küsima ei pea, aga ma ei näe, miks sellist teenust peaks olnud täiesti tasuta. Aitäh! Mina saan Leo küsimusest väga hästi aru, sest ma olen ise rannapoiss ja kaluri peres kasvanud. Ise merd ka sõitnud pikki aastaid.
kindlasti, kes tahab merele minna, rannarahvas, ta peab seda saama ja kui tal on see paat, ta peab selle ilma rahata sisse saama lasta, sest merel käimine on rannarahva põline õigus ja mitte kellelgi pole õigus seda ära võtta. Ja ettepanekud, mis sa tahad kuulda, minu arvates võiks olla näiteks see, et vaatame oma prioriteedid ümber, Tamnemäe sadamani ehitamisel. Teeme sinna Tamnemäe nurga, kust iga mees saab slippida oma, paneme siis pikkuse piirangu peale, 5 meetrit või 6 meetrit, kus saab slippida ilma rahata. Aga see on rannarahva õigus. See on rannarahva õigus on teretulnud. Nii, Mati palun. Ja täitsa olen nõus eelkõnelejaga, et me oleme rannarahvas ja meri ja rand need käivad käsi käes. Kõige kiirem lahendus ilmselt sellele on see, et me avame Lepnemäe sadamas slipi rahvale tasuta kasutamiseks. Ja seal on kulud ja need kulud tuleb kuidagi saada tagasi, selleks on teised vahendid. Ideaalmaailmas on see, et igas külas on slipi koht. Aga see on ideaalmaastik. See tuleb millegi arvelt ja me mõistame, et eelarve on piiratud. Raul, sina, kes sa istud slipi otsas iga päev ja kogud neid kohutavaid rahasummasid, sinu seisukoht, kas avame ka, vabandust, see koha nimi oli Kelvingi slipi tasuta ka naaberküladele? Et ma nüüd tahakski rääkida sellest, et miks ta sellisel kujul on. Esiteks see on see minu mälu järgi, ma võin eksida praegu, sest ma ise olen sadama liige, siis ma ei kasuta seda tasuliselt. Minu meelest on 5 eurot see. Aga miks on ta selles mõttes tasuline, on see, et siis mingisugune kord säiliks, et tuleb siia ikkagi mõnikord siike, 5 autoga jette tahetakse panna ja siis jäävad need kärud sinna sadamasse ette, et teised, kes tahavad tulla slipi peale, enam ei saa ja neid ei ole kuskile panna ja selles mõttes, et seal on nagu mitu asja, et ta ei ole nii ühene. Suurepärane, räägib praktik, kes istub slipi otsas ja ta teab, millised probleemid võiks tulla ja tasuta seda sa igal juhul ei soovita. Priit, palun. Minu arvates Randvere küla kõige lihtsamini lahendatav slippimise koht on Niinepude muul. Olen ise selle peremehetuse kuulutamise juures olnud selleks, et seda teha. Kahjuks on jäänud nii nagu on, tõesti vallal ei ole kõike rahasid ja ise ei ole suutnud ka kõike projekti kirjutada. Aga Niinepude muul peaks olema see koht, kus tegelikult peaks saama küla elanik tasuta slippida. Kas kui me vaatame iga päev, igal juhul Randvere inimesele küsida, kui me vaatame iga päev merele, kas tegelikult peab, vabandust Jaak, sulle oponeerides, kas igast kohast peaks saama paadiga merele või? No tehniliselt ei ole see mõistlik. Nii, Annika. Sellepärast ma ütlesingi, et Niinepudee muul on tegelikult meie jaoks see koht. Koht peab olema, nõus. Nii, Annika sai ka teada, mis jaa, mina toetan kohalikke mehi, et nemad täpselt teavad, kus siit merele saab. Aga üleüldiselt programmis on meil ka sees lautrid, slipid, nii et väga toetame rannarahva kultuuri ja praegu siis Priidu mõtet. Nõus üldist mõtet, et rannarahvas peab merele saama. Aga nüüd palun sinu kord. Jaa, slipid võiks võib-olla siis olla tasu eest, sest need eeldavad haldamist, lautrid võib-olla tasuta ja neid looduslikke merelepääsu kohti võiks olla rohkem, leppida kogukonnas kokku, on see siis Niinepuu muul, on Kaevuaia, on võib-olla Ellerheina teel mingi koht, võib-olla on mõni koht, kus lastaksegi vaat merre, aga minnakse teise kohta ja seal teda hoitakse ja jälle navigatsiooniaja lõppes võetakse ära, et see sõltub kaldast, kohast, tehioludest, mereoludest, et seal on palju nüansse, aga tegelikult kõik on lahendatav. Ühesõnaga sinu on pooldav, on see seisukoht. Nii, jätta võtta mikrofon enda kätte ja nüüd me lähme edasi ühistranspordi küsimusega. Te saite selle kõik teada, te võite täpselt vaadata telefonist, millal viimati sõitsid Viimsi ühistranspordiga. Pakun kusagil 3 nädalat tagasi ja lisaks käin ja hüppan nendesse bussidesse sisse ka, kui näen, et seisavad ja ajan juhtidega juttu. Ja loodan, et mitte sõidu ajal. Kogemus on olemas, suurepärane, aga igapäevast tööde jõudmiseks sa seda ühistransporti ei kasuta. Vabandust, ma küsin, et ei kasuta, jah? Annika Vaikla, sinule sama küsimus ja siis vasta ka kohe, et kas sa kasutad seda oma igapäevases elus? Jaa, nädal aega tagasi tõesti, isegi minu reklaamklipist võib näha, et ma sõitsin Viimsis ühistranspordiga, aga igapäevased tõesti ei kasuta, aga minu lapsed kasutavad, nii et ma olen väga hästi kursis vajadustega nii enda laste kui teiste noorte vaatevinklis. Suurepärane, sinu perekond kasutab ja seda on hea teada. Palun, Priit, sinu kord. Millal sõitsid viimati bussiga? Ei mäleta. Tõenäoliselt õpetasin ühte last bussiga kooli sõitma, aga
praegu jah, ainult peres keegi kasutab bussi, aga mina ise ei kasuta. Seega otseselt sind seda nii-öelda see valu, mis bussiga kaasneb, sa ei ole sellega kursis? Mind valutab see sellepärast, et ma ei taha olla pere logistikajuht, sellepärast et bussiliiklus on selline, sellepärast ma tahaksin seda parandada ja ma olen ka neid samme juba astunud. Nii, Raul, palun, millal sõitsid viimati bussiga? Ma alustan teiselt poolt, on ju, et meil lapsed tulevad sellega koju, hommikul lähme autoga ja teist varianti ei ole väga. Koju tullakse, aga nii kui on trennid või mingid asjad, siis on ainult mina või naine logistika teistmoodi nagu seda... Seda valusa ühesõnaga tunned? Nii, just. Ja nüüd, millal mina sõitsin? Enne Covidit läksin sõpradega sinna Baltijaama turgu kokku saama. Läksin Kelvingist ühe peale, siis läksin bussi peale, sõitsin veel trammiga ka 1,5 tundi. Nõus. Valu on tunnetatav. Mati, palun sina. Jaa, üldiselt kasutan viimati 2 nädalat tagasi ja täpselt sama nagu eelkõneleja ütles, ei taha olla perelogistik. Aitäh. Ma alustan esimesest poolest. Mina olude sunnil kasutasin bussi üleeile, kuna mul 2 noormest käivad koolis ja ma pidin neile õpetama, kuidas bussiga saab kodulähedale peatusse. Enne seda ma ei olnud bussiga sõitnud, ma arvan, 10 aastat vähemalt. Aga ma igapäevaselt kasutan elektriautot, sest et lihtsalt meie bussiliiklus on nii tuksi keeratud ja sellepärast ma selle bussiliikluse eest võitlengi, seisangi ja eriti ma tahan kiita meie küla tublisi naisi, kes on töögruppi teinud ja me tegeleme sellega. Eelmine nädal ja valu on loomulikult, perelogistika on keeruline Viimsi vallas. Selge, suur tänu ja las mikrofon jääb sinna, tähendab, see on nüüd järgmine plokk, mis on väga suur mure ja väga suur küsimuste see siin, et nii 38, 115, kella 9 kooli minek, koolibussi kadumine hommikul, ehk kõigilt ja palun mitte heietada, meil on 20 minutit aega, ehk konkreetne küsimus, milline on kandidaatide plaan tegelemaks Viimsi idakalda ühistranspordi parendamisega? Ja liin 38 tuleb graafikut tihendada, siis tuleb juurde tekitada üks veeliin, mis on ringliin, mis siis nagu teeb ringi peale saarele ja siis tuleks veel üle vaadata väga hoolega nagu see, mis on Muuga sadam ja Randvere vaheline ühendust ja seda ka nagu kindlasti parandada. Selge, suur tänu. See meil programmis muidugi kirjas, aga see on palju pikem punkt, kui siin saab 1 minutiga nagu lahti seletada. www.viimsi.ee inglise keeles, vene keeles ja eesti keeles. Aitäh! Meil on töögrupiga konkreetne kava. 8 Ansunõmme liine juurde ja nii, et saaks ilusti Tallinna välja. Jaa, 3 mõtet. Liinid tihedamaks linna, vallasisesed liinid tihedamaks ja koolibuss hommikuti käima. Suur tänu. Liinid peaks tihedamad käima, aga täpselt kus raha tuleb? Suur tänu. Mina räägin, et tänapäeva bussiliiklust planeeritakse ainult vajaduspõhiselt. Olen ise logistikaettevõtte juht ja arvan, et ka me peaksime kõiki muid bussiliine selliselt planeerima. Ja selleks me peame tegelikult tegema uuring on ette valmistatud Randvere kooli jaoks, see ei ole kogu küla jaoks, see on kooli jaoks, et lahendada kõik kooliga seonduvad probleemid, sest see on kõige valusam meil lapsed, et see kindlasti tuleb ja sealt selgub, kes kuhu tahab sõita, millal sõita, siis hakkavad lahendused tekkima. Ja see on Põhja-Eesti ühistranspordikeskusega kokku lepitud. Tahaks küsida, see puudutab ainult kooli, jah? Ehk et me... Selge. Jaa, Priit võttis väga hästi teema kokku, ma ütlen samamoodi, et tegelikult kogukonna sees uuring, mis täpselt need vajadused on ja nii Tallinnaga kui ühistranspordikeskusega hea koostöö lahenduste leidmisel. Suur tänu. Mina olen sellega teemaga pikalt kokku puutunud. Me oleme, ma ei tea, mitukümmend taotlust teinud selle linnaliini osas, linnaliini aegade osas, väljumiste osas, maakonnaliini graafikute hommikuste tihendamiste osas, õhtuste tihendamiste osas, taotlenud riigilt vahendeid juurde, maakonnaliine käivitamiseks, juurde lisamiseks, täiendamiseks. Et hästi paljud ettepanekud saavad eitava vastuse. Viimane kord, kui soovisime Viimsi maakonnaliine tihendada tipuaegadel, siis öeldi, et olge õnnelikud, et alle seises, teistelt võeti üldse ära. Ja ma ei tea, ühistranspordi eest Eesti 200 vist vastutab praegu.
et saavad ju siia siis suunata ressurssi, et transporti tuleb sinna panna, kus inimesi ja nõudlust on ja Viimsi liinid töötavad tegelikult väga hästi. Et võib-olla tõesti mõnes piirkonnas nad on kahanevad, meil on kasvavad, et siia võiks seda ressurssi juurde panna. Ja vallaliine saab tihendada alati, küsimus on lõpuks rahas. Praegu me oleme neid liine, reise ja väljumisi kärpinud, kus 1 või 2 inimest on stabiilsed, sest me oleme bussides loendurid, aga kui näiteks 2 korda tihedamaks teha graafikut, siis see on 1,5 miljonit eurot on selle hind. Noh, näide lihtsalt. Selge, suur tänu. Meil on, ma arvan, et inimestel on pilt selge enam-vähem, kuidas meil tulevikus on. Randvere on pikki kallast, hästi pikk. Ja Muuga poolsetest, ütleme, et nad kohe läits ütlevad, võpsikutest on lausa 2 kilomeetrit siia, ütleme Randvere keskusesse siis. Et kuidas te näeksite, et me saaksime nagu parendada sealtpoolt spordiväljakud või mingit moodi, et kuidas saaks nagu tuua seda Muugapoolset ka nagu Randvere lähemale, et mida te näete, et mida me ütleme Muugapoolsetele inimestele? See puudutab siis üldist liikuvust, jalgsi rattaga ja nii edasi. Tee tehti, aga siin küsitakse korra konkreetselt spordiväljaku rajamist. No ühte asja ma mainisin, et siia Metsakasti Randvere vahele treening ja spordiväljak ja siis metsarajad sinna välja tuua, siis saab juba sealt Randvere tee äärest, Riiasöödi tee ja selles piirkonnas sellele alale lähemale, et siis ta ühendaks nii Muuga, Randvere kui Metsakasti, et ta jääks 3 ala keskele. Aga Muugale endale on ju kavandamisel külakeskne väljak sinna Muuga haljakule, et seal on algus tehtud ja seal on need plaanid ja seal on veel vaja 2 või 3 etappi ellu viia ja üks kinnistu veel riigilt vallale küsida, et see kõik sinna ära muutuks. Jaa, ma ühtin Alari öeldud plaanidega, et meil on täpselt samad mõtted selles osas, aga lisaks siis veel see kogukonnamaja, mida Maardu linnaga võiks koos teha, kus siis tulevad ka nii-öelda sisesed paremad spordi ja kultuuri harrastamise võimalused kogukonnale. Mina toetan lokaalseid väikseid spordiväljakuid meie Randvere külla, sellepärast tõepoolest küla on pikk. Tegelikult need kinnistud on olemas, need on isegi valla omandis. Lihtsalt selle küsimusega on vaja tegeleda ja leida see raha selleks, et sellised väljakud teha. Suur tänu. Ma vaataks nagu sedapidi, et valla nagu seda transporti ja liikumist ikkagi saaks niivõrd paremaks, et saab kiirelt liikuda siis kõikidesse kohtadesse, kus nagu soov on. Ja Viimsi keskuses on ka ju tegelikult olemas võimalused, et äkki hoopis sinna minna. Ja kõigepealt vastus Alarile, et Eesti 200 riigi tasemel ei tegele transpordiga, et sellega tegeleb sinu enda erakonnakaaslane. Aga ma toetan Priidu mõtet, et aga ma toetan Priidu mõtet, et sellised lokaalsed väiksemad väljakud nii välijõusaalide kui selliste pallimängude alana võimalikult tihedalt. Kogukondade Viimsi programmis on selgelt ja ilusti välja kirjutatud. Iga küla saab enda spordiväljaku ja mänguplatsi. Aga ma toetan siin ka parempoolseid, mida ma olen kogu aeg rõhutanud, et meil idakaldal on ühistransport see, mis tegelikult toob inimesed kokku idakalda keskusse ehk Randverre. Ja see on võti. Jaa, et jube kehv on, kui 2 koalitsioonikaaslast on juba ära rääkinud kõik, eks ole, aga Muuga küla on planeeritud juba lahendus tegelikult, et ma arvan, et me läheme sellega edasi. Ja Eesti 200 regionaalminister härra Teras vastutab ühistranspordi eest, aitäh! Suur tänu teile ja ma jätan selle küsimuse ühe siukse maiuspalase jääks lõppu ja vahepeal tahtis Jüri võtta nagu kohalikku küsimust. Ei, kindlasti mitte, see ei ole Jüri küsimus, me võtame siit küsimuse, mille ma hakkan ära tundma ja tegelikult me pidasime siin natukene, tõmbasime riste, parempoolsed, et ma pean selle küsimuse küsima niimoodi. Parempoolsete lubadus 2025. aasta valimistel on vähem makse. Täna me oleme kuulnud, et kõik on väga kallis, tasuta lõunaid ei ole ja rohkem vabadust. Mis maksud Viimsis teie koalitsiooni tulemisel või siis võimu juurde jõudmisel langevad
ja kuidas see rohkem nagu vabadust välja näeb? Ma alustan sealt poolt, mis ma ennem ka ütlesin, et seesama sõnum siis on see suhtumise küsimus, et kuidas asjadele läheneda. Et ei saa niimoodi üheselt kõikide asjade kohta öelda, aga see lihtsalt niisugune, ta on pigem nagu niisugune kauge majakas, kui sul tekib täna mingisuguses küsimuses otsustuskoht, et kuidas otsustada, et ei tea, kas nii või naa, siis tuleb vaadata seda kauget eesmärki ja see aitab sul neid väikeseid otsuseid igal päeval teha. See on nagu niisugune eesmärgi küsimus. Eesmärgi küsimus, rohkem vabadust ja väiksemad maksud. Just, suurepärane. Ma küsin su käest, kuna sa oled seal, sa oled vähem kõnepunkte saanud, kui küsin, et kahjuks ei tulnud eelmistel valimistel, ma mäletan, oli väga palju just, et me räägime pendelrändest, me räägime töökohtadest Tallinnas ja siis väga paljud ütlesid, oi, nüüd me teeme töökohad siia Viimsisse ja siin on nüüd järgmine küsimus. Kuidas parempoolsed ettevõtlust vallas edendavad, kas on mingid konkreetsed sammud ja tegevused ka olemas või see on ka kauge majakas? Selles mõttes sellele küsimuse lõpule võib vastata, et kindlasti on see, et sinna poole peab tüürima iga päev, seda ei tohi nagu unustada, aga siin oli ka ennem juttu halduskiusest ja siis selle ettevõtluse nagu siis pidurdamist ja nii edasi, et neid meie tahaks, et neid saaks vabamalt teha. Suurepärast. Loome siis vabadused ja loodame siiralt, et ka ettevõtlus jõuab ka nii-öelda Viimsi valda ja kasvab ettevõtlus. Mati Mätlik, teie Eesti 200 valimislubaduses oli väga suure päästekeskuse loomine Viimsi valda, mis parandaks elanikkonna kaitsevõimekust, väljakutsetele reageerimise võimekust. Suurepärane, kogu Tallinnas, Eestis suletakse väikeseid asju, aga nüüd Viimsisse juurde. Kas see on pelk unistus või sa oled juba kuluaaridest kuulnud, et midagi taolist siia Viimsi keskusesse räätakse? Ei, kahjuks Viimsi sellesse usaldusväärsesse nimekirja veel ei kuulu, mille kaudu siis riigis kinnisvara arendatakse ja juhitakse. Meie soov on tõepoolest selline keskus siia Viimsisse tuua. Selleks on olemas lahendus selle näol, et täna Pirita komando on amortiseerunud, temas on ära viidud päris mitu võimekust, näiteks suitsusukeldusvõimekus on Piritalt ära viidud ja Pirita komando remont ei kuulu riigi juhtimiskavasse veel. Ja see annab võimaluse sellesse, et Viimsisse on see vaja või võimalus Viimsisse rajada. Ja see maksab ja selleks täna valla eelarves raha ei ole. Aga meie soov on see siia ikkagi tuua. Suurepärane, aitäh, et sa meie eest hoolitsed. Meie aeg on piiratud, meie otseülekanne hakkab lõppema ja Aivar küsimused jäävad siia, kellel head sõbrad, nad on ju siin alles ja ka neile tegelikult seda vestlust võib siin all pidada ka oma küsijatega edasi, me ei sulge seda kohe ja Aivar siis küsib siis ühe viimase küsimuse. Ka see ei tähenda, et meie õhtu oleks lõppenud, vaid vaba vestlus siin võib jätkuda. Kõigepealt vabandan muidugi kõigi ees veel kord, kes on need küsimused siin esitanud ja kelle pole tulnud, et midagi pole teha. Tegelikult on see ainult positiivne ju, et nii suur huvi. See näitab, et see üritus oli vajalik ja see näitab ka natukene meie diletantsust, et me arvasime, et see käib siuke ratsarikkaks poole pealt. Me oleme järgmine aasta targemad. Aga kuigi Jüri juba ennem küsis, et kuidas te esineksite randverelaste ees viimasel päeval, siis ikkagi ma läheks natukene konkreetsemaks ja loeks ette küsimuse, et mis on see üks konkreetne asi, mis vajab sinu, suure tähega sinu, arvamusel Randveres esimesel võimalusel ära tegemist, korda ajamist, rajamist, mille eest oled nõus seisma ja töötama. Ja ma arvan, et hakkame sealtpoolt vist järjest minema. Suur tänu! Kindlasti on üldiselt idaranniku suurim teema on liikuvuse teema. Ja see teema juba teine teema, mis on kindlasti vaja veel edasi arendada, on see siin sama kool siin.
leian, et see küsimus on veidike ülekohtune, sest randverelasena ja külavanemana ma näen, et meil on rohkem murekohti kui ühe käe sõrmed. Aga mis on number 1, on koolisöökla ja staadion. See on oluline, meie lapsed on olulised. Jaa, et mõtted hakkavad korduma, et sama siin, et ühistransport ja haridusasutus on kiirelt korda. Aitäh! Et kuna üks asi oli, siis olen natuke omakasupüüdlik ka ja ütlen transport. Mulle meeldib alati ületada veits piire, ehk siis minu jaoks on kool, transport ja küla arengukava. Aitäh, ma olen väga konkreetne. Kool, koolitee turvalisus, koolipere töörahu, koolitee ühistranspordi mõttes ja staadion kooli kõrval. Pikapäevarühmad koolidesse. No ühistransport on, kui prioriteete seada, siis sellega saab nagu kohe pihta hakata. Võib-olla mõni asi lihtsalt eeldab mingeid eeltegevusi, et projekteerimist või midagi sellist, et alustaks sellest, kui ühe peab võtma kohe. Selge, suur tänu teile ja midagi pole teha. 7.56 on, et ma annaks moderaatorile lõppsõna ja edasi on kuluaarides. Suur tänu teile! Ja suur aitäh teile, aitäh kõigile eelkõige kuulatavatele. Soovime teile edu kohaliku omavalitsuste valimisel. Kõik, kes on ekraanide taga, teadke, et kui te ka täiesti ekslikult tegite valiku ja täna kuulsite mingisuguseid uusi fakte, siis oma häält on võimalik muuta kuni 19. kuupäevani ja minna kuni kella sulgemiseni anda ka paberhääl. Aitäh kõigile siia tulnutele, andke andeks meie kavas tehtud muudatused, me oleme algajad, ootame teid kindlasti tagasi, kui Jumal tervist annab, siis 4 aasta pärast. Loodame, et siis kõik need suured plaanid ja uhked õhulossid on realiseerunud ja me ei saa teile näidata konkreetselt, mida te rääkisite ja mida ei tulnud, vaid me saame öelda aitäh, et pidasite sõna. Aitäh, et võtsite vastu meie kutse, kallid kandidaadid, soovime teile valimisel edu, konkurents on tihe, vist 8,5 isikut kohale, nagu korralik gümnaasium, ja aitäh siis kuulajatele ja toetajatele. Kui midagi jäi küsimata, me hoiame selle lahti, minge julgelt sisse ja me anname teile selle täiesti julgelt kasutusse, te võite oma nime alt siit kõigile neile küsimusele vastata. Vabandame kõigi ees, kelle küsimused ei jõudnud siia või läksid liiga spetsiifiliseks, et me oleks andnud küsimisel kellegile eelise. Suur aitäh teile ja kui varem ei kohtu, kohtume 4 aasta pärast.